Pane mush kirja nüüd. Nüüd siis. No jah, sest Kaspar peab riidid hakkama ära võtma. See on crazy. Asjad liiguvad. Mul sul ainult tavaline mikker või? No meil ei ole. Sul ka või? Meil ei ole paremat, noh. See lihtsalt on nii. Me saame hakkama. Crazy. Ma olen nii hea tuunija, võtta, et ma saan kõik helid heaks. Jah, aga tere tulemast kuulama Kolmikpauk podcasti. Mina olen Martin. Ma olen Tess. Mina olen Kauri. Ja täna on meil külaline. Täna on siis külas Kaspar Kikerpil. Tere, Kaspar. Meil on täpselt sama hääl. Tuli ära. Nagu ma ütlesin enne Backeris ka, ma ei tea isegi, miks ma tulin. Ma oleks võinud lihtsalt Martinile paar punkti saata, et joo, ütle neid asju ja kuud, noh. Et see täiesti, nagu kuulaja mõtleb lihtsalt Martin räägib praegu ja nii ongi. Ma tahtsingi seda ka küsida, et kas nagu kõlakad on sinu juurde jõudnud, et ma olen nagu kõhna Kaspar Kikerpill. Okei, nüüd, davai. Ei, noh, siiamaani on lihtsalt öeldud, et ta on sinu häälega, keegi ei ole läinud nagu füüsiliselt sinna, et ta on nagu kõhna kiilakas noor, seksikas ja nagu mitte kiilane Kaspar Kikerpill, aga ei, väga hea, palju õnne. Ei, selle Dan tõi ühel Mökku Open Mic'il välja selle. Sander ka. Ja on Sander esimesena. Ja Sander oli esimene. Mul oli juba mõnda aega tagasi, ütles seda mulle Ann ja ma istusin samamoodi üks kõige ees, istusin ja siis Ann ütles mulle seda ja siis ma ei suutnud enam kuulata ja siis ma ütlesin nagu teistele ka, et ja ongi, et Ann ütles mulle kuskil seda niimoodi, et me ei olnud Maigil ja siis ma olin seal ükskõige Maigil. Igatahes ma mäletan väga hästi, kui ma esimest korda panin selle kokku ja see oli väga keeruline minu jaoks, sest et su cadence on... Ma isegi ei teadnud, mul nii spetsiifiline cadence on ja siis ma tundsin selle ära ja minu jaoks oli tõesti nagu kuulata mingit väga-väga vana salvestust, millest ma ei tea midagi, millest ma ei mäleta midagi, aga ma päriselt arvasin, et see on mina. Te isegi teete samadel teemadel nalju ju? Nagu naisest. Ära mine nii kaugele. Ma ei ole ise seda siiamaani kokku pannud. Minu arust täiesti kaks erinevat inimest. Minuni ei ole see nagu jõudnud. Ma nii palju materjaliga ei ole kursis. Mingid asjad muidugi, kui sa ütled niimoodi, et ma pean rohkem kuulma Martin esinemas. Ma pean paremaks saama kõigepealt. Saaks nagu väärt kuulata. Tess on boss. Põhimõtteliselt. Meil on nagu teist podcast tegelikult. Me lihtsalt turundame seda teise nime. Pane kinni, pane muss kinni. Davai, rääkige, miks te sarnased olete. Davai, järgmine teema. Miks see Martin lihtsalt räägib terve aeg? Kauri on lihtsalt... Ma ei saa, kus sul nagu järsku hääl tagasi tuli? Ei tulnud. See lihtsalt for the showbiz. Ei ole. Ma just mõtlesin, et täna on nii hea podcasti teha, et Tessil on hääl ära. Et me saame ka rääkida. Aga nüüd tuli lihtsalt tagasi. No Kaspar tuli siia. Martin on kogu aeg siin, aga ma tegelikult, ma ütlen ausalt, ma tunnistan üles, ma ei kuulanud ühtegi teie podcasti. Paljud ei kuula. Sa oleksid olnud 1-3. Ei ole, come on. Ei, tegelikult jah, meil on mingi 3 korda rohkem kuulajaid, kui mina ootasin üldse. Praegu läheb toredalt. Ei, väga äge, aga ma tahtsin küsida, et mis see podcast on, võib-olla natuke mulle tutvustate seda? Meil on ühesõnaga lihtsalt mõtlesime, et jube kihvt on, et hakkame igasugu kuulaja kirju asju tegema, et meil on nüüd 2 meest ja siis naine ka, et meil on nagu erinevad vaated on ja saame inimestele nõu anda ja mis nõu? Suhtenõu ikkagi tuleb. No, sinu puhul mingi maanõu. 32-aastane üksik isa jagab suhtenõu. Ma mõtlen ka, et mis osa see edulugu on. Ma pigem arvan, et Ei, mitte halva vers, see on üli naljakas. Kui mul oli vaja muruniidukit osta, ma ei mõelnud mitte hetkekski, kelle poole ma pöördun. Kohe küsisin nõu, aga ma ei teadnud, et see podcast peab olema lihtsalt. Ma ei tea, kas nii palju inimesi muruniidukit ostab, aga... Ei, tegelikult... Ja siis on need 2, ma ei tea, mida nemad lauale toovad. Jah, ütleme, nad on need noored, vaata. Nad tahtsidki, et me näeks, kuidas nagu noorkoomikud kasvavad. Jah, algajad siis. Kuna enamus koomikuid podcasti teavad on nagu ikkagi nagu tegijad koomikud, siis me lihtsalt mõtlesime nagu newbid lihtsalt. Kui ma olen täiesti aus, siis meil oli lihtsalt see, et me avastasime selle ligipääsetavuse tuuriga, et meil kuidagi 3 vahel on väga hea klapp. Ja siis me mõtlesime, et mis see üks podcast juurde. Sorry, ma just vaatasin, et see on kasvanud. Ole. Ei olnud. Ei olnud. Ole kuud, Hullult põen selle pärast praegu. Sorry, äkki tõmbasid selle.
ma olen siin lihtsalt, et näidata, kui ilus Martin on. See on kõik. Ma olen siin, et nagu vaatajad teaksid, kuulajad teaksid, ei, meil on kõik hästi. See on kõik. Okei, Martin, räägi edasi, mis sa rääkisid nüüd? Ma ei tea. Mis see eesmärk kuulavad täna naljakas Martin ka nagu podcastis. Ei, lõpeta ära. Nii, ühesõnaga, sina annad suhtenõu, sina annad lapsenõu, sina annad põllumajandusnõu, sina annad seemnenõu, seemendamisnõu ja... Ei, ma annan üldse kõike nõu nagu. Kauril annab ülis. Ega need kaks ei oska elada. Seda ma tahtsingi jõuda nii. Ma räägin kõike, mida ei tohiks teha. Nii, sa räägid siis asju, mida ei tohiks teha. Mis on asi, mida sa see nädala tegid, mida sa ei tohiks teha? Ma ei saa rääkida. Hea podcast. Veel ei saa. Meil on enam nii, et nad räägivad, mis probleemid neil elus on ja siis ma räägin, et siis nad räägid, siis mina ütlen, et mul oli ka 10 aastat. Ja siis ta hakkab muru traktori nõudama nagu. Me ei lase kunagi Kauril rääkida. Kas see ei lase, jah? Okei, ühesõnaga, nendel on probleemid, Kauri lahendab probleeme. Just. See võiks nii olla. Tegelikult see on nagu üsna... See on tõsi või? Me nagu jäpime, siis Kauri ütleb, jah, nii on. Ja siis me võtame järgmise teema. Mulle meeldis, et me olime täna Backeris ja Kauri ütles nagu uskumatu lause. Ma siiamaani mõtlen selle peale. Keegi küsis, et kas sa tulid selle podcasti jaoks linna ja sa ütlesid, et ei, mul on asja ka. Ja ma siiamaani mõtlen selle peale, et mu ainukene asi ongi komedi. Et nagu ainukene põhjus, miks ma olen, see ongi mu asi, aga sinu jaoks komedi on nagu see sekundaarne asi, et sul oli päris asja ka ja muu seas nagu komedi ja podcast. Ja see on ülikõva, see on ülilahe, aga ma lihtsalt tahaks jääda, aga mis on see päris asi, mis on linna? Ei, tegelikult oli see, et meil on see võtmejama, et me ei saa siia sisse, siia stuudiosse täna. Ja siis keegi küsis, et selle pärast tulik ja nüüd ei saa vaata siia, nüüd sõidan tagasi. Et mul vaja arvuti järgi tulla Tallinnasse. Ja arvutit oli vaja, sest et podcasti editida. Nagu me jõudsime ikka nagu. Ikka podcast. Fuck yeah, väga õige. Ma tulen homme sinu kanti. Pärnusse, jah? Ei, Viljandisse. See ei ole Viljandis või? Elan seal ka hästi. Oota, mis homme? Müstiline mees. Ma arvasin, minu jaoks terve aeg nagu Viljandi mees on. Ma ei teadnud, et sa Pärnaka sa oled. Ei, ma olen Tori kandist, Sooma rahvusparki, sa tead ju. Muidugi, ma olen Tori ka. Tori kobunena. Jah. Aga ühesõnaga ma elan seal Torist natuke Sooma poole sõita, seal see on maal, jah? Täitsa maal, jah. Aga Viljandis on ka vahest, sest lapsed käivad Viljandis koolis. Täitsa lapsed. Ma olen homme Viljandis. Sa teed Rogerile sooja? Ma teen Rogerile sooja, me oleme homme teeme Viljandit. Me oleme ka Viljandi külje all seal Aakres, tund aega Viljandis tegelikult. Me oleme teisel pool Võrtsu. Jah, no Võrtsu all, jah. Ma ostsin paadi sealt. Jah. Valga lähedalt. Vana paadi või? Jah. Siis saame paadiga tulla külla. Või tähendab võtta. Smooth. Kus sa selle paadi võinud? Ei, see on ainukene kord, kui ma olen teispool Võrtsu käinud. Sellepärast ma tean. Seal oli mingi äge... täiesti mõtted jutt. Lähme edasi. Ei, just hakkasid äge. Me tahtsime... Mis meil oli... Miks me üldse külla kutsusime? No, mina tahtsin mainida seda, et mulle räigelt meeldis see Rogeri tuuripilt, kus sina ja Puntsa olete nagu photoshopitud ja naisteks. See on nagu geniaalne mu meelest. See oli kõik, mis ma tahtsin öelda. Aitäh. Aga Kauri, sina kutsusid. Ei, no ma kutsusin sellepärast, et see Padise show. See oli nagu vinge show ja siis mul nagu tuli mõte, et see võiks tulla siia ka rääkima sellest. Kuidas nagu teised show'd on? No nii ägedad show, nagu Padis oli, nii vinget rahvast nagu ei ole kuskil mujal olnud. Nii purjus rahvast ei ole olnud kuskil, jah. Tapal oli ka nagu päris äge. No suht sarnane. No alustame algusest siis, rääkige ära, mis tuuri ja show'ga tegemist on. Kuulge, tegelikult võib-olla me peaks oma kuulajatele tutvustama, kes see Kaspar üldse on. Nagu võib-olla ja me hakkasime nagu lambist siin. Fair. Et ütleme, Kaspar on meil siis koomik ja niisama ärimees ka, aga kuidas sa räägi nagu, kuidas sa jõudsid üldse nagu stand-upini või mis sa siin nagu pani seda stand-upi tegema? Ma olen hästi ammu juba tegelikult stand-upi teinud, mul on selline on and off again suhe on stand-upiga ja ma alustasin vist oli 2017 lõpp, 2018, nii et ikkagi päris ammu juba. Ja siis ma tegin hea esimene aasta oli, ma ei tea, miks ma isegi alustasin, kuskil Kuklas oli kogu idee olnud, olin näinud stand-upi,
olin näinud eestikeelset stand-upi, nägin kunagi aastavahetuse programmis, nägin seda, kui need esimest korda olid aastavahetuse programmis stand-upiga, siis ma nägin eestikeelset stand-upi, siis sellest järgnev suvi nägin suvetuuri, juhuslikult Pärnus, ma mäletan, see oli veel Pärnu show rannas, vihma sadas, kõige kohutavam setup, mis saab olla. Ja ma mäletan, et nad olid päriselt nagu naljakad ja ma läksin nagu selle üleoleva suhtumisega seda vaatama, et ma elasin Hollandis sellel ajal, ma olin nagu full see, et mingi Eesti stand-up rõve ja päriselt naerisin, see kuidagi jäi nagu kummitama, pani mõtlema, mingi osa oli minust alati nagu huvitunud esinemisest, olin koolis olnud, tegin õhtujuhtimisi, kõiki neid asju, oli alati nagu huumor meeldinud ja siuke just nagu see mõtlemine ka sellele, mis on naljakas, miks mingi asi on naljakas, nagu teadlikult ja vähem teadlikult olin sellele mõelnud ja kuidagi siis need asjad nagu viisid sinna maani, lihtsalt tundus loogiline panna ennast open mic'ile kirja. Ma täiega kartsin, täiega mõtlesin üle, ma valetasin, et ma olen seda varem teinud. Ja sa alustasid Eestist ikka? Ja esimest korda tegin Eestis, aga ma ütlesin neile, et ma olin Hollandis varem teinud. Ma olin Hollandi, ühesõnaga, ma tegelikult ei olnud nagu väga teinud stand-upi ennem ja ma tegin esimest korda ikkagi päris seti tegin Eestis ja suht mul läks selles suhtes see esimene set läks väga hästi, ma ei saa midagi öelda, et mul ei läinud hästi, et see esimest korda, see oli ka selles suhtes natukene võib-olla selline open mic'ide kõrghetk, kus ma alustasin, et see väga populaarsed olid, me räägime nagu sadadest ja sadadest inimestest, kes vaatamas. Täpselt seda, viimane open mic, mida ma käisin vaatamas enne seda, kui ma tegin, oli KPK-s õues. Ja seda ma ilma naljata, kui ma ütlen, et seal oli 400 inimest õues, siis ma ei liielda. Ja see oli niimoodi KPK ees, sellest on pildid ka, on see suur kaablirull, see tead, nagu laud näeb välja, see lükati külje peale sinna KPK ette ja lihtsalt nagu koomikud läksid sinna rulli peale ja väljas pandi siis mikrofonid ja mikker ja siis kõlarid pandi välja ja nad tegid seal peal. See oli siis nii-öelda viimane KPK ennem seda, kui ma läksin tegema, mida ma käisin vaatamas ja see oli mingi suve lõpp, üsna koerane ilm oli. Ja see, ühesõnaga stand-up oli suur, rahvast oli palju ja inimestele meeldis ja siis ma läksin peale, mul läks hästi ja tegelikult üks kõige esimesed bitte, mida ma kirjutasin, on see ainukene bitt, mis mul nagu üleval on Best YouTuber, et see oli see kohe alguses, et see on suht muutmata kujul tegelikult on mul üleval, et see oli mul esimesi nalja, mida ma olin kirjutanud. Tegin selle ja siis sealt hakkas kuidagi vooruma, kuidagi läks võtta esimene aasta enamus koomikutel, kes teevad tegelikult esimene aasta, paljudel läheb hästi, et esimene aasta on siuke, sul on palju energiat, sul on palju mõtteid, sul on palju lugusi ja siis sain palju võimalusi, väga tänulik erinevate võimaluste eest, sain ka teha mingid suvetuurispotte ja mingid asju ja selles suhtes, et see oli siuke aeg, et kui sul oli endal peale hakkamist, siis oli võimalus Comedy Estonia nagu lõige selle, võib-olla siukse nagu natuke lihtsama platvormi, oli vähem õnneti, oli nagu vähem koomikuid, ühesõnaga said nagu kerkida ja siis pärast seda sain teha mingi positiivsusfestivali koos nendega, seda lõpus mingid 2000 inimese õues teha ja mingid sellised asju, full pomm, kõige suurem pomm, mis mul kunagi elus on olnud, oli 2000 inimese positiivsel. Eks see oli nagu su enda seti pärast või selle ruumi pärast siis? Ma arvan mõlemad, see oli siuke põhjendamatu enesekindlus, polnud elu sees seda seti inglise keeles teinud, lähed selle pealt, et enam vähem midagi on, mingi natukene, mingi väike, siuke esimese aasta siuke loll enesekindlus. Ma näen, sa näed seda kõigil koomikutel mingid tulemas, see mingi hetk kaob ära, aga see on see alguses, kus sul on see, et nagu I am special. ja siis kõigi ees, ma mäletan, ma olid oma tuttavad olid esireas. Lihtsalt, kes olid positiivsusfestivalil, see oli ka siis, see nii ammu tagasi, et positiivsusfestival oli populaarne veel. ja siis nagu full pomm, hommik, see mingi kell 12 päeval on see, oli seal. Lihtsalt inimesed pohmas, endal on valus, teistel on valus. Siis sealt ma tegin veits veel edasi, mingi aeg, ütleme, see oli siis 2018 suvi ja siis äkki mingi hetk ma hakkasin tõsisemalt tegelema ühe startupiga. Seal umbes selles vahemikus see kuskil seal tuli mulle mängu ja ellu. Ja siis sealt natuke aeg edasi ma siis lõpetasin ära, et kas 2018 lõpp või 2019 kuskil seal, ma täpselt ei ole nagu ära kaaristanud. Ma lõpetasin ära ja siis ma tegin pausi põhimõtteliselt kuni 2021 äkki. Et siuke paar aastat. Aga kui tihti sa alguses open mic'e tegid üldse? Kohe nagu suht hakkasin kohe ikka, ma ei mäleta, vaata,
kui tihti ma esimene nädal tegin või teine nädal, aga kohe nii palju, kui sain, hakkasin kohe tegema, et tegin ühe korra ära, sain aru, et mulle meeldis see. Palju too aeg üldse Tallinnas, või palju üldse neid open mic oli sama palju kui praegu või? Ma arvan küll, jah. Vähem ma ei ütleks. Pigem võib-olla natuke rohkem. See buumi aeg siis oli too aeg pigem. Jah, siis meil oli paar venue, see oligi KPK, oli hästi tihti. Siis oli Burning ja mingid sellised ruumid, mida enam ei ole. Et ma arvaks küll, et vähem, ma ei usu, et vähem oli. Et ma ei usu, et väga palju rohkem kui oli. Pigem midagi sellised, ma arvan, see maikide tipphetk oli ka korra juba nagu möödas. Et nüüd ta on nagu sellises stabiilses kohas, mis on jätkusuutlik. Tegid oma startupi, tegite ära, siis mõtlesid ikka, et jäi nagu kipitama see stand-up. Kogu aeg, jah. Kogu aeg. Kui ma tegin startupi ka, siis ma kogu aeg mõtlesin selle peale. Ma käisin vaatamas ka vahepeal, aga mul oli vaatamas alati oli nagu naljakas käia, et see oli selline natuke, ma ei oska öelda, see oli võib-olla nagu siuke, ma arvan, võib-olla kõige lähedasem asi, mis saaks olla, kui sa lähed nagu eksiga kohtingule või nagu saad nagu eksiga uuesti kokku, et sa tead, et see on nagu mingil põhjusel nagu justkui endale mõtlesin välja, et see ei ole nagu lubatud, aga nagu ise hullult tahad. Et see on nagu hullult nagu see nagu miski on seal nagu lõpetamata, et see terve aeg on nagu see, et siin on veel midagi, ma pean, nagu mingi asi sees ütleb, et ma pean seda tegema, aga siis teise poole pealt ongi siuke, et nagu valus on, et ma tean, et ma ei saa seda praegu teha, mul ei ole elus hetkel ruumi selle asja jaoks ja see oli siuke hästi naljakas kahekõne, mis peas oli. Ja ma iga kord, kui keegi mind kuhugi fucking podcasti kutsub, ma hakkan mingi sellised asju rääkima, kõigil on nagu see, et lõbus pidi olema. Ja siis ma armastan stand-upi ja siis mul oli südames valus ja ma niimoodi tahtsin, aga ei, investorid ei lubanud. Idioot. Aga kas sa nagu elukutselist stand-up ei olegi nagu mõelnud teha sellepärast, et liiga vähe raha saab või? Et sa tahad ikkagi nagu mingi muu asjaga enne rikkaks saada? Ei, võt kõik arvavad seda, et nagu, esiteks kõik arvavad, et ma olen mingi hullult rikas. Koomikud, mitte vaata. Ei, lihtsalt küsimus, miks sa ei ole mõelnud seda? Ma kohe jõuan. Kuula, Rait. Kauri, rahune. Sellepärast sa oledki üksik isa Kauri, sa ei kuula. Sa ei oota. Vaata, su naine ka proovis sulle öelda. Kuula mind ja ma ütlen, mis on valesti. Aga ei, selles suhtes see on ka siuke seal on nagu mitu erinevat külge, et ühelt poolt kindlasti ma peaks seda tegema ja ma tahan seda teha mingi hetk. Aga ma ei saa öelda, et mul on hullult see, et ma tahan seda teha eksklusiivselt stand-upiga. Et ma ei ole nii hull purist, kui siin osad on. Et mulle pigem meeldib see valdkond. Ja üks osa minust, mis on see, et ma olen natuke selline töönarkoman, et mulle meeldib hullult teha tööd. Ja mulle meeldib, kui mul on tihe graafik, mulle meeldib, kui mul ei ole vaba aega. Ja mul on kõrvalt vaadates on natukene ebamugav vaadata osade koomikute elustiili. Et ma ei mitte kuidagi nagu maha tehes seda, aga ma tean, et mind ajaks see hulluks. Et mul peab olema kogu aeg midagi ees. Ja siis ütleme, kui ma nüüd neid saateid teen, ja produtseerin neid ja mõtlen ja tegelen mingit 100 asjaga seal taustal, siis see on nagu need esimesed korrad, kus ma näen, et see on see kombo, mis mulle võiks meeldida, et ma saaks teha saateid ja ma saaks teha stand-upi ja siis ma praegu ehitangi seda üles, et ma saaks sealt mingisuguse baasi, et paratamatult oma eluvalikutega olen toonud mingi elustandardi, mille üleval pidamiseks ma pean pangale laenu maksma ja siis ütleme siis seda hüpet tehes, ma täna ei ole see, et fuck it, et nagu müün kõik maha ja hakkan stand-upi tegema, et see pool paratamatult mängib, et ma sain just 33 ja ma olen päris inimene. Kauri läksid silmad suureks, yes, keegi on tema vanun. Ma ei taha sind solvata, ma ei teadnud, see on nii noor olnud. Ma tahtsin küsida. Kõik arvavad, ma olen terve elu, kõik on arvanud, et ma olen mingi 78. Nagu legit terve elu. Nagu, see on uskumatu. Aga ma olen 33 ja ma olen sama vana kui sinu. Ma olen 32 tegelikult. Ma sain eile 33 need raune maha. Palju õnne! Ja ma sain eelmine nädal raunega maha. Kus ma just isegi oli meeles õnne soovida sulle? Miks ei soovinud siis? Soovisin, aga sa lihtsalt ei vaata ühtegi asja, mis sulle kirjutatakse.
ma vastasin kõigile, kes mul Messengeri kirjutasid. Esimest korda üle pikka aja. Ma võtsin ennast kokku, siis ma päriselt tundsin, ma mõtlesin selle peale, see on nii armas, et tegelikult inimesed kirjutavad ja võtavad selle hetke, et ei, aga ma üldse ei pidanud listi, kes soovis aga sina ei kirjutanud ja sina ei kirjutanud. Ma kirjutasin Facebooki feedi peale sulle. Seinale sai ise kirjutasin, väga armsa lause kirjutasin. See ongi see, et ma ei ole veel jõudnud sinna. Ma tunnen, mul on veits veel liiga cool, et seinal vastata. Aga tegelikult ma tahan vastata kõigile. See on 35 juubeliga tuleb see seinale vastata. Ma soovisin küll seinal. Ei ole, ma kirjutan sinna seinale ja pärast ka vastu. Mul on veits selline sotsiaalmeediaga siuke kahetine suhe, et mulle nagu ühelt poolt nagu meeldib, aga teise poole pealt, kui keegi mulle kirjutab, siis mulle väga meeldib seda edasi lükata ja edasi veeretada ja mitte vastata. Olen näinud, jah. Aga nagu mul on see, et ma võtan selle arvesse, mul on info olemas ja ma oma peas olen ammu öelnud jah, et ma tulen siia ja ilmselgelt sa peaks seda teadma ja ma peaks seda vastama. Mis see oligi? Üleeile vist hakkasin planeerima, kas me siis planeerime ennast nagu neljapäeval Tallinnasse või planeerime? Mis me teeme? Kaspar ei vasta ja siis sa eile vastasid. Ma ütlesin sulle, et rahu, ta tuleb. Kutid kolmapäeval ei lähe siis Tallinnasse. Kauriga küsisime ükskõike spot juba, et lähme siis teeme kolmapäeva ära. Kaspar ei vasta. Poole päeval, Kaspar ikka tuleb vastas. No, davai. Ma ütlesin, et rahu, andke inimesele aega. Ja, aga see ei ole, ma kuidagi ei õigusta seda, et see on selles suhtes täiesti normaalne, et inimesed tahavad planeerida ja teha, aga mul on jah mingi mentaalne asi sellega. Sama asi selle seinale kirjutamise vastamisega ja pikka aega ka siis nendega, kes mulle Messengeris õnne soovisid, et aga nüüd see ma olen lihtsalt endaga rahul, et ma vastasin kõigile, kes mulle kirjutasid ja varsti vastan teistele sõnumitele ka. Aga üldiselt kirjutage ja mulle meeldib, kui mulle kirjutatakse. Ega see on ka, et sa ütlesid, et näed, ma olen juba korra öelnud, et see on loogiline, et ma tulen, aga samas inimesed nii, et osad on see, et ütlevad ära, tulevad, osad on ka see, et sa pead nagu tund aega enne veel meelde võtama, et kuule, et mäletad on, oli okei. Teil on ka Weinbergs käinud või? Ei, veel ei ole. Aga me oleme kuulnud. Et ta varsti tuleb. Ma teadsin, kui tihe graafik sul on ja ma nagu tegelikult ei uskunud. Sa ütlesid küll, et see on ainuke päev, kus sa saaks. Aga mõtlesin, nagu nii tuleb midagi ette. Nagu see pole võimalik. Ei, ma niimoodi ei tee. Kui ma ütlen kuhugi, et ma tulen, siis ma tegelikult... Ma selles suhtes ma saan ka aru, et taaskord kõik inimesed on erinevad. Et minule eeldada, et teised arvavad, et et kui ma ütlen jah-sõna, siis see tähendab, et ma tulen ja teen, et see on ka nagu rumal, et see... Ühesõnaga, ma vabandan. Kõik hästi. Me oleme väga tänulikud. Aga ja see ühesõnaga, kus me olime stand-upi juures ja siis alustasin sealt, tegin selle ära, siis tuli see startup eesi vahele. Kas see startup oli sul Eestis või välismaal? Eestis. Eestis oli. Ja ühesõnaga, ma kolisin Eestist ära, kui ma olin 16, kolisin Soome, siis tegin seal rahvusvahelise gümnaasiumi, siis elasin 5 aastat Hollandis ja siis kolisin tagasi Eestisse. Peaaegu nagu Mikk. Ja siis ühesõnaga, siis hakkasin uuesti stand-upi tegema mingi hetk, siis kui see startupi asi jõudis lõpule, siis hakkasin stand-upi tegema ja siis hakkasin sealt järjest tegema, siis tuli jälle mingi selles suhtes nagu mingi edasiminek, sain jälle mingid võimalused, mingid tuurid, mingid asjad ja siis sain selle saate ETV-sse ja siis kolisin Prantsusmaale. Ja siis olin seal, tegin seal nagu inglise keeles, õppisin seal inglise keeles stand-upi tegema, seda skeenet, seda Euroopa skeenet, sain seal jälle nagu sellest täpselt samamoodi, et kuidas ma ütlen, et ma saan läbi enamus mu tutvusringkonda on kõik elukutselised koomikud ja mul on olnud võimalus teha väga palju lahedaid show'si ja ma saaks öelda, et mul on isegi hästi läinud nendel show'del, aga jah, ma lihtsalt ise ei ole veel kunagi kuhugi sellel tasemel jõudnud, et see on naljaks. Et seal ma sain samamoodi, et ma sain jala sain ukse vahele, et ma sain seal teha ingliskeelses mõttes nagu Pariisis ikkagi kõige kõrgemal tasemel, et seal olid kohalikud sellised nagu suured koomikud, kes olid siis nagu Prantsusmaal tuntud ingliskeelsed koomikud ja me räägime siin mingid 100 000 followeritest, kellel on Pariisi kesklinnas teatrites oma nagu iganädalased show'd. Sain sinna regular spotte, sain neid hostida, sain nagu kõiki neid asju teha, et selles suhtes selle poole sain ära teha, siis teise poole pealt oligi, et ma sain selle saavutatud ja siis mul natukene hakkas seal ka igav ja siis ma hakkasin tagasi Eestisse kripeldama, et seal on nagu mitmed pooled, et see ingliskeelne stand-up skeene on ka natuke teistmoodi, eriti Euroopas,
kus sul on selline hästi palju nagu välismaalastele suunatud komöödia, mitte siis nagu prantslastele, aga isegi rohkem lihtsalt nagu turistidele, ekspätidele nagu... just. Ja siis seal see nii-öelda, kuidas ma ütlen, et seal on, sa ei saa alati võib-olla nii süvitsi minna, kui sa tahaksid, et Eestis sa saad nagu palju sügavamaid referentse kasutada ja ma jäin võib-olla seda kunstilist poolt natuke igatsema ja siis see nagu tõmbas mind tagasi nagu Eesti poole. Aga kuidas sa muidu prantsuse keelega huudaksid prantsuse keeles ka? Ei, mitte midagi. Kindlasti mitte. Schumapel, Kaspar ja... Schumapel, jah. Schumacher. et ei, stand-upi kindlasti mitte. Et ma olen käinud vaatamas ja kui me tegime comedy show'si prantsuse klaabides, siis noh, mulle meeldis käia vaadata ennem seda prantsuskeelset show'si. Aga sa saad aru sellest nagu... Ja nagu nii palju saad ikka aru, et noh, mis seal nagu toimub ja noh, võib-olla kõigi detailsuses mitte, et noh, selles suhtes ma saan ikkagi, noh, ma elasin ka seal ikkagi päris mitu aastat, on ju. Et aga ta on nii huvitav, ta on nagu teistmoodi, et ta on... Ma ütleks, et kõige sarnasem on, kui ta kunagi, noh, sina oled minu vanur mees. et kui sa ikka vaatad, tead, YouTube'ist venekeelset. aga ilma naljata, ta on kõige sarnasem on ta venekeelsele stand-upile, et ma ei tea, kui te olete kunagi vaadanud, et see, ma isegi ei räägi vene keelt, aga noh, selles suhtes nagu samamoodi Prantsusmaal ma puutusin kokku päris palju vene koomikutega, et need väga paljud koomikud, kes siis nagu Venemaalt panid jooksu, siis nad ongi Euroopas tuuritavad venekeelsele rahvale, et nad ei saa riiki tagasi minna, sest nad hülgasid riigi. Ja siis ja nad teevad nagu ingliskeelse show'si asju ka, ja siis ma seal hakkasin kokku puutuma, siis ma hakkasin nagu vaatama, et osad neist on nagu meeletult suured. Noh, me räägime venekeelsed comedy specialid, meil on 5-6 miljonit vaatamist on nagu YouTube'is, no siis ikkagi nagu, noh, pead vaatama, on ju. Ja see on niisugune hästi teatraalne ja see prantsuse stand-up kõrgemal tasemel on ka tegelikult, noh, sul on hästi palju erinevaid stiile, muidugi on erinevad koomikud, noh, ei saa üldistada, aga suures pildis ta on ikkagi palju teatraalsem ja palju dramaatilisem, kui on Eesti ja Ameerika stand-up. Kas siis nagu need näitavad rohkem emotsioone või siis? Just. Okay. Ma ütlen nagu, kui sa mõtled nagu Vene teatri peale, et milline on Vene selline estraadilik, selline natuke nagu suurejooneline laval olek, mis on siuke võlts, et nagu stand-up koomikutel on seda võlts vaadata, sest saad aru, et see ei ole autentne, kui stand-up on asi, mis ma mõtleme, et peaks olema autentne, siis seal on siuke et sa astud niimoodi, et kui sa käid, siis käid sirges seljaga, et nagu see on niisugune teistmoodi. Nagu Martin lava peal põhimõtteliselt. Ja Martin on nagu kange tükk, noh, ta on nagu IKEA kapp, kui hakkab püsti, kiigub niimoodi enne, kui sa paned tüüblitega asjad sisse, aga noh, nemad on siuksed nagu... Pane üks siukene Eesti publiku ette, tahaks näha, mis... töötaks kindlasti. Ei, kindlasti. Selles suhtes nagu lavameisterlikkus on lavameisterlikkus, vahet ei ole. Siis ma olen näinud seal neid vene koomikuid tegema bitte, kus nad ei räägi inglise keeles, killimas. Sest et vaata, samamoodi mul käisid Sander seal mitu korda külas, mul olen nagu näinud ja nagu enne kui Sander hakkas rohkem inglise keeles tegema. Sander käis frinsidel asjadel ka, aga selles suhtes nagu nüüd Sander inglise keeles on mega hea. Noh, mul on kahju, et enamus tegelikult ei ole näinud, kui hea ta inglise keeles on. See on uskumatu, mida tema teeb Austraalias praegu Comedy Lounge'is olla nagu past ja olla seal nagu regular host ühes maailma suurimas comedy clubis, see on crazy saavutus. Meil on üks teine tüüp, kes on saavutanud veel rohkem, siis seda võib-olla ei panda nii palju tähele, aga see, mida Sander Austraalias teeb, on uskumatu ja see on mega. Nagu põhimõtteliselt võrreldav siis noh. No seda teeb, ta on past ja ta on regular host comedy clubis, mis on mingi pea 400 siiter ja ta teeb iga päev 2 show'd seal. Iga päev. Et seal on, ta teeb nädala, kus ta hostib seal ja see on uskumatu, see on professionaalne koomik Austraalias, mis on mega konkureeriv turg ja ta on sinna jõudnud ja ennem seda kunagi jõudis Ari ka sinna. Et see on mega, aga nüüd samm tagasi, kui Sander viis ennast sinna rohkem mugavamasse kohta, kus ta ingliskeelne stand-up oli, kuidas ma ütlen siis, sõnaliselt majanduslikult kitsam, et kus ta ütles vähem sõnu ja nii-öelda igal asjal suurem kaal ja mitte isegi nagu teedbänn, aga nagu Sanderlik, nagu ma ütlen, et ta on siuke hirvo-surva deliver, jalad on maas, keha liigub. Et see on nagu, aga ta nagu kannab selle välja, samamoodi need venekeelsed, kes õppisid seda inglise keelt, et nad suutsid need bitid ära kanda niimoodi, et nagu inimesed vaatasid ja nad olid täiesti liimunud
selle esineja suhtes ja see on miski, mis lihtsalt kandub edasi ilma keeleta ja see on miski, mis jääb inimestele meelde, et päeva lõpuks me unustame ära, et stand-up ongi lihtsalt esinemine ja inimesed hindavad ka lihtsalt ettevalmistust, et kui inimene näeb välja laval, et ta ei ole naljakas, aga ta on nagu ettevalmistunud ja ta püüab ja ta annab ennast kõik, siis see on juba see, mida sa jääd vaatama. Et vahet ei ole, kas ta on nagu naljakas, aga kui ta nagu annab endast kõik, siis see on juba lihtsalt huvitav. See vaev paistab välja nagu. Ma just hakkasin mõtlema, et see kõik, mida sa kirjeldasid, see teatraalsus ja see, et sa ei pea palju ütlema, sa tuletas mulle Aleksander Eerit meelde. Et ta läheb lavale ja siis ükskord oli vist Vinklis. Vinklis Eeri läks lihtsalt mikrofoni ette ja tal oli lihtsalt märkmik oli käes, ta ütles, et okay, so I'm gonna tell you a joke, aga siis ta kogu aeg hoidis seda silmsidet selle publikuga ja ta ei teinud mitte midagi erilist. Nagu ta lihtsalt kehakeel rääkis ja see oli lihtsalt, see oli nagu kunst. No see ongi. Ja see on mõnes mõttes on nii kurb, et kui ma vaatan, et ta teeb neid maike ja siis nagu see, nagu ta ei ütle väga tihti ja ta ei ütlegi palju asju või siis ta räägibki nagu asju, millel ei ole nagu otseselt punchline'i, aga ta teeb seda kuidagi kõike nii, kuidas nüüd öelda, südamega või? No aga see ongi see, mida sa vaatad, see on see paelu. Aga paljud inimesed ei saagi sellest aru, aga see on nii naljakas mu meelest. See ei ole sellest aru saamine, see ongi asi, mida kui sa suudad selle ruumi sinna kohta viia ja see ongi see meisterlikkus. Ja see meisterlikkus on lava kontrollida niimoodi, et kõik saavad aru, et sinu käes on kontroll, sest et päeva lõpuks stand-up on nii kaua mugav kui enamus juhtudel. Kui publik saab aru, et see inimene, kes on laval, kontrollib ruumi. Samas võtab aega ka ju. Open mic'i 5 minuti setiga sa ei saa ju seda publikut pihku omana niimoodi. Või ma ei tea. Eeri saab. Saab küll. Ei, saab. Ma olin nii šokeeritud sellest, ma olin mingi paar kuud teinud stand-upi ja siis sattusin, siis just jõudsid Eestisse ja sattusin sul on nagu meeles kõik asjad, mis Kaspar teeb. Joo, ma olin nii suur fänn alguses. See oli nagu... Nüüd on läbi. Sellepärast, et sa ei vastanud talle. Alguses nagu oli nagu täitsa tunnus, et on koomiku, kes võib kuhugi jõuda ja siis ma nägin, et tal on 400 followeri. Ta solvus su peale. Naljakas nagu Martin, aga vähe paks lihtsalt. Sinu sõna. Minu meelest see on nagu see Padise show bucket all over again nagu. Sa ise ütlesid alguses minu meelest enda kohta Super Mario. Sa olid ükskõige laval on ja hostisid ja siis ma vaatasin, et jõhker energia nagu sa said, seal oli mingi 6 inimest ruumis või? Sa said selle ruumi elama nagu sa oleks täis. Et mul issand, see on maailma parim host siin. Et see naljakas on see välimus ka süke juba, et inimesed, sõbralik tüüp, tore. Aitäh. Aga see on see selles suhtes nagu see on, ma just täna närisin ka, et Eeri läks just lavale, alguses väga palju rahvast on ja ma ütlesin ka, et Eeri, see on uskumatu, kui hea host Eeri on, kui nagu vähe rahvast on. Aga see on mul endal sama asi, Eeril on see sama asi, et kui on vähem inimest, sa sunnid ennast rohkem, siis kui on palju inimesi, sa natukene satud ise nagu, et nagu iga teine show, et kui show'd on vaata erilised, siis ise tood ka endast selle erilise poole välja, aga lihtsalt meil on natuke see, et me oleme nii ära poputatud sellega, et meil on ruum täis, et kuskil majal, see show, mis siin just oli Open Mic huumorilabor, mis seal oli, ma arvan mingi 40 inimest oli, kui ma tulin ära, mis Eesti standardite järgi süke, mis tavaline maik on, et mitte midagi crazy't on ja, aga kuskil Pariisis siuke show, see oleks nagu showcase show, et sul on nii palju inimesi ja sul on ikkagi päris nagu see pool, et sa võtaks seda hoopis teistmoodi, see on nii naljakas, see context switching, et see on huvitav. Aga hostimine on veel eraldi asi, millest ma võin veel tunde rääkida. Tahaks kuulata küll seda. See väikeste ruumid asi nagu ma nagu imetlen seda, et ma ise olen pidanud ka üsna palju hostima viimasel ajal just seda EU-tuuri ja siis ka neid maike. Mina ise nagu minu paanikahoog jääb mulle ette, kui mul on inimesi vähe. Mina ise veel ei saa nagu hakkama sellega, kui mul on publikus vähe inimesi. Mul on nagu see on just... Ma ei saa selle intiimsusega nagu... Täpselt. Mina ei saa hakkama sellega veel. Aga see on siuke huvitav asi, et kui sellega nagu mängida ja sa viid ennast sinna haavatavasse olukorda.
aga üks siuke koomik on inglise koomik nagu Ollie Horn. Ta on paar korda vist Eestis ka nüüd käinud. Mina puutusin temaga Pariisis kokku ja ta teeb nagu sellised hostimiskoolitusi, mis on nagu suur skämm, aga igasugused komedikoolitused, kui keegi sellest raha tahab, on enamasti skämm. Aga ta kutsus mind sinna, ma ei pidanud maksma, siis ma läksin. Ja tal oli siuke paber tehtud, ma isegi ütleks, et see paber on täitsa asjalik. Ma olen selle kunagi postitanud sinna Comedy Estonia sign-ups gruppi ka. Ja kui otsida, see on siuke hostimise piibel. Üks leht. Ja seal on väga palju häid pointereid. Ja üks väga hea pointer, või väga hea punkt, mis ma arvan, et kõigil võiks meelde jääda, on see, et hostimine on justkui selline, et sa pead mõtlema sellest kui õhtusööki, kus inimesed tulevad sööma ja sa ei pea olema naljakas. Sa pead lihtsalt tegema, et inimestel oleks mõnus ja mugav. Ja nüüd, kui sa paned sinna nalja juurde, see on tore. Aga kui sa nüüd võtad selle, et nagu teed need kõigil on nagu mõnus olla, kõik teavad, kus on vets, kus on noad kahvlid, kus on vein, kus on asjad, et nüüd, kui sa vaatad selle comedy show perspektiivi, siis see on see, mida sa intiimsel show tahad teha. Et seda teha kindlaks, et kõigil on nagu mugav olla, võtad selle kontrolli ja siis hakkad alles heitlema. Et kui sa hakkad kohe nagu proovima, ignoreerid seda, et siin on nagu vähe inimesi või et see ei ole intiimne, siis kõigil on imelik. Et nagu murra see barjäär ära, tee nagu inimesed nagu mugavaks või siis tee vastupidist midagi, aga lihtsalt nagu ära ignoreeri seda situatsiooni. Ja siis sealt edasi saad samu asju rakendada ka mida suurem on show. Et selles suhtes, et lihtsalt see on vähem intiimne, aga samad printsiibid. Seda ma avastasin nüüd sees mökus, et seda piinlikkust või ebamugavust sa pead adresseerima, et see pinge nagu maha saada. Et ma olin mökus, olin Tartus, olin opener ja hostil ei läinud just liiga hästi, ja siis ma ka midagi nagu Kes hostis? Me ei tohi seda nime öelda siin. Sellest tuleb suuri jama. Üks koomik. Me võime ära kattida. Üks koomik hostis. Ei, come on, I want scoop. Give me scoop. Ma võin võtta lahti ka sign-ups ja võin näha. Mikk Mägi hostis. Mikk Mägi! Ühesõnaga oligi see host set ei olnud just nagu liiga hea. Tunned lava peal siuke, Ja siis ma nagu ütlesin selle kohta, et ma just läksin peale, ütlesin, et sorry, et ma olen ka pinges, et ma ei ole harjunud, et host setiga on täielik vaikus, vaata. Juba nagu murdis selle jää ära, siis nagu sai nagu kohe nagu mugavalt. Komedi ongi nagu Anna Gatsby, mitte Anna. Komedi on Anna Gatsby. Mis asi ta oli? Ei, Gatsby on küll, ma ei saa ta nime öelda. Tal on osad koomikud heidivad spetsialid, mis tal Netflixis on. Mulle nagu meeldis see spetsial. Siuke circle writingu lahe meisterteos. Ma vaatan, kas see oli Anna Gatsby. Igatahes tal oli, et tema ütles ka terve aeg, et kõik, mis komedi on nagu tension and release. Seal ongi. Eedab pingi ülesse ja siis lased inimesed mugavasse olukorda. Et see on komedi üks alustalasi. Ma tavaliselt hoian lihtsalt pinges neid. Kui sa nüüd rääkisid... Anna Gatsby, there we go. Et sa rääkisid nüüd palju nendest headest showdest ja headest koomikutest, žanrist ja iseendast ja et kui sa nüüd käisid meie algajate, Tatt Nokkade Killers of Kill Tony tuuril, mõtled? Tatt Nokkade tuuril. Ma kutsun seda kogu aeg Killer, mina igal pool refereen seda kui Killers of Kill Tony. Aga pärast, aga mis nagu, sina oled seal huumoriklubis sees enam-vähem poole jalaga, et mis nagu päris koomikud sellest meie projektist räägivad? Kõigil on lahe ja see on kõigil on nagu hea meel, nagu mitte ükski koomik kunagi ei pahanda kellegiga, kes päriselt asju teeb, kes proovib uusi asju, kes on tuuril, nagu kõik elavad kaasa sellele. Me just täna rääkisime ka sellest, nagu, et see on nagu mega lahe, sest et Eeri rääkis seda, Puntsa ütles sama asju, mina ütlesin sama asju, see on kõigil on nagu hea meel, kõik lihtsalt loodavad, ongi, et see ainukene asi, mis mitte, et see oleks mingi teema, aga see on alati see, et kui sa leiad selle esimese edu, et ära unusta, et maigid on nagu see põhi, mis sind edasi viib, et seda poolt ei tasu lihtsalt kunagi maha jätta, et see sama asi, mis ma just ütlesin, et mul oli see esimene aasta ja see esimene aasta on selles suhtes, see on loose term, kelle jaoks on see 6 kuud, kelle jaoks on see 18 kuud, kelle jaoks on see 12 kuud, aga see esimene on see honeymoon periood, stand-up on äge, mul on kõik, mis ma ütlen laval on äge, sest et sul on siuke põhjendamatu enesekindlus, aga see kaob ära. Ja siis on üks raske aasta ees. Aga see raske aasta ja siis sul kaob usk ära, et sa kunagi enam naljakas oled, et sul tuleb ükski nali välja, kõik need pooled. Mul oli eelmine aasta, ma kirjutasin eelmine aasta 1 nalja.
ilma naljata, ma kirjutasin eelmine aasta ühe nalja, ma tegin ainult vanu asju. Aga ma terve aeg teadsin, ja ma käisin kogu aeg maikidel, ma tegin kogu aeg edasi, sõin sitta, noh, mis iganes, et noh, ei tulnud. Aga ma terve aeg teadsin, et see tuleb tagasi, sest nüüd ma olen nagu sellega, et noh, ma ei arva, et ma olen nagu siin, aga ma tean, et ma saan aru, mis on komedi, ma tean, et noh, paratamatult ma saan nagu sellest nii-öelda valemist aru, mis asi on stand-up, mis asi on, mul on piisavalt vanu asju, et kui ma tahan mingi tuuridel teha, et mul on nagu okei, mul on safe, aga ma teadsin, see tuleb tagasi. Ja nüüd ma ütleks, et see on tagasi. Nüüd mul on uuesti soone peal, ma kirjutan uusi asju, mul tulevad premissid, mul tulevad, et see loovuslikkus, see on su, noh, seal on nii palju muid väliseid asju, mis seda mõjutavad, su muu elu, muud pinged, muud asjad. Aga pärast seda esimest aastat sa ei oska seda kontrollida enam, sellepärast, et sul on alguses see nagu voolang ideid, mida sa terve elu oled kogunud, sest et sul on kogu aeg, sul on mingid lugus, mingid asju, siis sul on see enesekindlus, siis see enesekindlus katab ära nii palju sitta. Aga siis mingi hetk saad aru, et need ongi päris naljad, et see oli mu enesekindlus ja siis sul ei ole enam nalju ja nüüd sul kaob enesekindlus. Nüüd ongi perses ja nüüd on aasta aega perses. Ja see on see, kus enamus koomikud lõpetavad. Ja siis tihtipeale küsitakse, et miks nagu koomikud ei räägi nagu uute koomikute asjadega, sest et see on see, et nagu kui me võtame statistiliselt, siis enamus kaovad ära. Ja nüüd noh, kui sa oled teinud seda 10 aastat, sa oled näinud mingit 50-60 inimest, kes on tulnud ja läinud. Ja kõik, kes jäävad, kõik, kes teevad asju, kõik, kes nagu panustavad, teevad mingit uut asju, olgu see ligipääsetav, olgu see lihtsalt showcase, olgu see lihtsalt open mic, olgu see lihtsalt, et käid spotti tegemas, on alati teretund nähtus ja asi, mida kõik tähistavad, mitte kunagi keegi ei tee seda maha. Ja see ongi tegelikult ju päris palju podcastis räägitakse ka seda, et tegelikult nagu enne aastat sa ei ole nagu päris inimene komedimaailmas ja siis tee nagu sinna veel 2 aastat otsa ja siis siin nagu... No 10 aastat öeldakse. 10 aastat, et nagu kui sa oled 10 aastat stand-up teinud, siis sa hakkad alles aru saama, kuidas stand-up käib. Aga samas Eestis kene kohta ma võiks öelda, et nagu alustava koomikuna nagu see on hea teha just see teiste koomikute nagu vibe ka vaata. Et keegi ei situ selle peale, et sa teed. Et nagu kõik on väga toetav olnud siiamaani. Eesti, noh, see on, sa teed tuuri ja sul on võimalik saada, ükskõik kes sul on võimalik sinna showle saada. Ligipääsetavale, kui sul on lihtsalt auk, sa planeerid selle ette, ma ei tea, kuradi Sander on Eestis, ta tuleb, teeb sulle selle spoti ära, kui sa seda õigesti serveerid ja küsid ja selles suhtes, et see on uskumatu, et sul on võimalik saada keegi sellisel tasemel seda asja tegema, et see on see, kui ligipääsetav Eesti stand-up skene on. See on nagu meie enda jaoks ka veits arendav, et kui tuleb mingi päris kogenud koomik sinna, meil on alati mingid uusi asju, mida õppida, näiteks see, kuidas sina panid heli paika seal padisel. Nagu kuidagi ise nagu susserdasime seal ja siis sina tulid ja siis hakkas nagu päriselt asju tegema. Et jah, mul ei olnud see aimugi, et nagu mikri vahetusest võib nii palju sõltuda. No vaata, see ongi sama asi, et kui sa oled, nagu minul on nagu jälle see on, et mina olen käinud homoklubiga koos, et noh, et nagu käinud nendega huumoriklubi, et huumoriklubi tüüpidega, et see Comedy Estonia oli minu jaoks ka nagu meeletu kool, et noh, ma ütlen, mul on nii kahju, et ma ütlen, minul on hullult vedanud ja mul on kahju paljudest nagu uutest koomikutest, et ei ole saanud kogeda seda, mis on see, mida teeb Ari, Sander, Karl ruumi set-upiga. Et mis on nagu minna tühja ruumi. Ma ütlen, et üks nagu suuremaid nagu õppetund oligi, kui ma sain teha sügistuuri asju koos, kus nagu kogu see sama eelnimetatud crew on ju. Ja siis minna nendega nagu linnast linna, teatrist teatrisse, kus sul on nagu, ma kõinin ruumi sisse vaatan, et valmis! Ja siis siis tuleb Sander, see on bass, see on siit, mida fucki me kontravalgusega teeme, lolliks läksid ja siis Sander mingi mätsi midagi, siis mis asi see kontravalgus on? Tagant, nagu mis annab tagantpoolt selle valguse sulle. Teine siin tavaliselt siis, et siis tema teeb, siis tuleb sul nagu mingi Karl nagu heli asjadega vahel on ja siis on siis tuleb lõpuks nagu Ari ja ütleb, et vaatame kardinad ära, et nagu et neil on kõigil nagu megatäpne silm, nad oskavad, mitte sellest, et vähe nad nagu oskaks, nad teavad tehniliselt nii palju, et see, mida mina tean, on iga huumoriklubi liige 10 korda rohkem ja kõik need asjad, aga siis sealt see kuidagi nagu kulub sulle
pähe, et sama asi, noh, näiteks mikrofoniga, et sul on praegu SM58, on ju, siis seal padisel kõigepealt oli beta-mikker. Beta-mikker on siis, näeb samasugune välja, ainukene vahe siis see, et see hõbering, mis mul seal peal on, seal on sinine joon on peal. Ja siis tal on peale kirjutatud ka sinna SM58, kus sul on seal külje peal, seal on kirjutatud SM58 beta. Beta-mikker on siis tegelikult nagu koori või muusikamikrofon, ta võtab siis kõrgemaid, võtab paremini ja siis see kõlabki natuke, noh, terve aeg natuke kõlab niimoodi, et noh, sul on nagu, sul on plekis hääl ja kui sa oled harjunud oma häält kuulma, sa saad enam-vähem laval kohe aru, et kas see on nagu valesti või ei ole. Ja vahepeal isegi ununeb ära mikrit vaadata, et ma kui me hakkasime heli tegema, ma ka ei vaadanud mikrit kohe, ma eeldasin, et on SM58 siis need, et kurat, nagu kõrged on, siis ma läksin ise helipulti, vaata, siis ma enam ei näe ka ju nii kaugele, mis mikker seal lava peal on. See helimees ei teadnud nagu midagi. Tegelikult ta teadis, aga ta ei mõelnud. Et noh, neil on ka see, et Kultra omadel on ka see, et noh, neil on mingi iga kord ja siis on mingi sa joob neile, siis ta ju ei tea mind ja siis mingi vend tuleb kõrvale ja ütleb, ei no keera geini maha, mida fuck'i sa ajad, mida sa geinist tead, noh, et sul on, ta tegeleb mingi suva vendadega, kes tahavad mingi lõõtsale kuradi 3 mikrit külge panna, no sa pead nagu mõtlema tema peale ka, et see on tema jaoks suva asi, suva teisipäev, mingi kari, mingi tüüp on ratastooliga kohal, aga mis fucking stand-upist me räägime, et noh, ta nagu, noh, mingi vend on ratastooliga, mingi vend joob kõrremahla ja see on levo, nagu, mida, noh, see ei ole nagu see, et ahah, professionaalid on ruumis ja siis tuleb mingi tüüp pintsakuga hakkab talle ütlema nagu, ja keera geini maha, no, ilmselgelt ta ei võta sind tõsiselt, noh, nagu, et noh, see on hea point. Sa pead nagu mõlemale poolele mõtlema. Aga siis ma natuke rääkisin temaga, tegin talle paar komplimenti, et noh, milline vägev pult, sa tõesti oskad oma pulti kasutada. Sul on ilus soeng. Ei, no ma ütlesin ikka tehnika peal, ja siis tal on nagu see nüüd, ta paneb tähele, no see on nagu tšikiga rääkimine. Seda ma ei panki taha. Vau, sul on ilusad küüned, no siis nüüd hakkab nagu kuulama, ja siis nüüd sa saad nagu rääkima hakata. Et sa ei saa kohe nagu tuimalt peale lennata, samamoodi on helimeestega. Helimehega sa räägidki nagu suva bimboga. Noh, sa pead talle paar komplimenti tegema, issand, kui ilusad ripsmed ja sul ei olegi kulmud kokku kasvanud. Ja nagu, ja siis lähed edasi ja siis sealt see hakkab tulema, siis vaatasime mikri ära, tegime paar muud muudatust, siis ta hakkas ise kaasa mõtlema, lõpuks ta pani ise soundi paika, mina ei pidanud midagi tegema. Ja siis tegime valguse ja that's it. Okay. Nüüd on pärast seda show'd on iga show on see, et Kauri vaatab mikrile esimesena, nii kui heli hakkab pide kohe mikri. Ma toon enda oma vaata. Ja siis on kindel vähemalt. Aga see on suur asi, aga sellepärast ongi oma mikker kaasas, see loob sulle kohe selle stabiilse poole. Nüüd sa tead, et kui mul on mikker sama, et mul see sama tavaline SM58, siis ma tean, kuidas ma pean kõlama. Ja nüüd, kui ma kõlan valesti, siis on kohapealne heli. Ja kui sa vaatad, samamoodi, kes teised kuuritad, neil on alati oma mikker kaasas. Et selles suhtes see on sinu enda oma teine asi, pärast sul tekib veel oma kiiks sellega, et see on nagu oma mikker, sa oled harjunud seda käes hoidma, sa oled harjunud, et siin on mingi selline kraaps ja selline kraaps, et need asjad nagu tulevad. Sest see on ainult asi, mis meil on. See on kõik, mis meil on. Tihti veel küsivad, miks ma nagu seda mic standi muudan, et sul on see muusiku mic stand praegu, et miks ma kerin selle poomi pealt ära ja panen nagu sinna mikri nagu otse selle pea, panen nagu selle pea hoidja nagu panen otse sinna külge, et miks jääb ainult siuke pulk. Siis ma küsin, et see on ainukene asi, mis mul on. Et kui sa selle ära muudad, mul on mikrofon ja mul on mic stand, mul on kogu rutiin on ju perses. Noh, et nagu see, et see pea nagu liigub niimoodi, see juba, noh, see on kõik, mis mul laval on. Ma tahan tõsta, võtta peast kinni, tõsta standi kõrvale. Kui ma ei saa seda teha, mul on juba mental nagu miks ma ei saa seda teha, mida ma olen harjunud teha, see on, mul on kaks asja, mida ma kontrollin, on mikri ja mic stand ja lasen ma siis kontrollin neid, et kui keegi hakkab mulle ütlema, et sa ei saa seda, või ma ei või seda ära keerata, ma olen päriselt vihaseks. Kusjuures see päris huvitav, see nagu ütlesid, ma olen ka tähele pannud see, et kui ma teed seti, see on see sama liigutus, lähed peale, tere ja eemale, ja ongi see, et mul on tihti juhtunud, et see stand lihtsalt nagu jääb pihku või kaob ära või noh, läheb lahti, vaata. Nii-öelda, siis ongi nagu see, et sa oled kuidagi harjunud juba, et tõstad. Laval läheb lahti või? No ikka. Kui ma teda peale kutsun, siis ikka, aga on enne, sest et noh, need väikesed asjad, nagu, mida sa kontrollid ja siis, noh, siis ongi vahepeal mingi helimehed ja mingid asjad nagu, noh, ma saan nagu, taaskord ma saan nende perspektiivist ära, no mis vahet seal on nagu selle standil, on ju. Aga need ongi need asjad, et mis sa mõtled ise, et mõtle väiksema, aitäh. Et ise loo endale see mugav olukord, kus sul ongi see, et noh, et ei, see on minu standard nagu, aga sa ei pea nagu ülbelt seda ütlema, on ju, et see on nagu see teine pool, et noh, kui mul ongi olnud, noh, mul oli
päris palju oli seda Pariisis oli seda, kus nagu seal kohalikutes mingid, ei tea ainult komediklaabides, teed nagu siuksed, et seal on siuksed nagu kultuuribaarid, et kus on nagu lavad asjad, siis on see, et nagu miks sul on vaja see ära võtta, et noh, et võtta nagu, sa võid samamoodi teha, et nagu ei ole vaja siin nagu niimoodi staarid, see on kõik, mis mul on. Ma panen pärast tagasi selle, et see on kõik, mis mul on, sorry, noh, et nagu muusik tuleb, ta võib panna sulle kurdi mikrofonid, kõik asjad oma kitarridel asjadel külge, sa ei küsi mitte midagi, kurdi trummaril on 7 mikrit, üks on perses, nagu sul on fine sellega. Kui ma tahan standil nagu pead ära muuta, sul on probleem, et nagu, et sa pead ise natuke ennast kehtestama, aga kõike seda nagu mõistlikult tehes, proovides läbi rääkida, nad on inimesed, mõtle nende perspektiivi peale ja minna niimoodi, et neil kõigil on nagu hea olla, et neil on pärast hea olla, et nemad tegid hea tööd ja sul on pärast laval olla hea ja siis sul on see, et sa oled laval ja sa tead, et nagu helivend on sinu poolt ja teeb niimoodi, et kõigil oleks hea show ja siis need on kõik need asjad, mida sa panustad kohe alguses, et tuleks hea show ja sest, et siis sul on see, et sa ei mõtle kunagi selle peale, et noh, et sa oled lava taga, et oh shit, kas heli on korras, oh shit, kas ta nüüd nagu valguse teeb, et nope, et see tüüp on nüüd show osa, ta on investeeritud, lähme edasi. See on hea point. Enamasti nägelt, kui on helimees olnud, siis nagu noh, nad ise ka õnevad show'd on ja nad on ise ka tegelikult ülirahul sellega, mis sa nagu pakud neile, nad on ka hästi nagu kaasas sellega, et Tapal oli näiteks nagu noh, tohutult ise elasid kaasa, möllasid. Ei, helimees ja valgusmees eraldi istud seal puldis. Korraga, olidki tõesti nagu pakkusid variante, kuidas, mis, mida, noh, teeme nii, teeme naa, et see on nagu üliäge. Aga samas nagu üks kehva kogemus oli nagu Kivi oli, see on nagu... Ei no seal ei olnud helimeest. No oli, nagu see vanem meesterahvaks sinna tuli, ta nagu keeldus uskumast mind, et heli on liiga kõva ja siis ta tuli oma selle old school jutuga, et noh, ei, see on väga hea, vaata, meest peabki kuulda olema, meie hääl peabki kõva olema, ma ütlesin, nagu jah, et see häirib ja siis... Ei no ta tuli peolt ju. Kuskil oli Mike Pekkes meil. Järvakandile. Jah. No jah, seal me läksime kohe alguses helimehega tülli, noh, seal oli kultuurimaja... Kajas vist või? Kultuurimaja, mingi töötaja lasi mind sinna heliruumi ja siis helimees tuli, ütles, kes siia lasi, vaata. Siis oli kohe alguses oli pekkis. Oleks pidanud ütlema, et tal on ilusad juuksed. No vot, ma ei tea. Aga siis peavad olema ka, vaata, see ei saa öelda kiilaneval mehel, et tal on ilusad juuksed. Või siis, et sul on ilus ninakuju või et sul on ilusad kõrvad. Vaata, meestele sa ei saa niimoodi minna. Vaata, meestele sa saa välimusega minna. Mehed on kohe nagu... Sa oled tark mees. Ma usun, et sa oled tark mees, aga... Ei, sa oled mehele, sa tööd. Ma arvan, et sa nii palju oma naist ei löö. No, Okei, kunagi ei tööd. Ma ei saa nagu naise peksmis kunagi ei ole naljakas. Sa ei näe välja nagu naise peks, et kuule... Mina ei peksagi. Ei, ma räägin, et nagu helimehele ütleda. Nemad näevad alati välja. Iga helivend näeb välja. Iga helivend näeb välja nagu ta peksab. Nagu ema ja naist. Kas meil oli Rõngus, oli helimees koos naisega? No. Ja nägid õnnelikud välja või? Ei, see oli siuke tunne, et see peksab selle meest pigem. Täpselt, nagu mina sa mäletad, ma ei mäleta mitte sittagi reaalselt. Kõik, jah. Täielik. Trauma igast korrasi showst. Sa ütled Järvakandi, ma ei mäleta saali, ma ei mäleta mitte sittagi reaalselt. Enno Järvakandi inimesed on täitsa, noh, taunid. Jesus Christ, ei ole toredad inimesed, aga... Ei, saad aru, me panime publiku ette, sest meil saal pool tühi on. Noh, toolid ette poole, ülejäänud toolid, mis oli taga. Panime seina äärde ära vaata. Noh, et ärge istuge sinna, tulge lähemale. Noh, teeme hea show. Nad tulid saali, nad võtsid seina äärest toolid. See on tavaline. Istusid taha seina äärde. Keegi rääb ka seda iga open mic. Selle show kaitseks võib öelda see, et kuigi publik oli nagu laiguline, ehk siis nagu oli aukeses, tegelikult show ise oli hea nagu selle set-upi arvestades. Sest ega ju, kus me olime laupäeval? Minu meelest see nädalavahetus oli väga hea. Ei, kus me olime see? Hiiumaal. Jah, Kärdlas olime. Kärdlas samamoodi hakati tagant toole tooma. Aga see asi, mis me Prantsusmaal tegime tihtipeale, meil oli seal sama asi, et oli komediklaabides oli, et esimene rida oli hästi lähedal seal, et esimesse ritta keegi tahtnud tulla, siis me teadsime, et keegi ei tule, me panime esimese rea veel lähemale. Ja siis, kui show algas, me korrasime lihtsalt esimese rea ära. Siuke pull. Okay. Me panime nagu meelega, teime hästi lähedale selle ja me teadsime, et siis me võtame esimese rea, võib-olla 2 peame ära võtma ja siis jääb tegelikult nagu ruumi setup peab ikkagi normaalne. Nagu publik tuleb saali ja siis võtad toolid ära? Siis kui show algab. Samas osad show'd on niimoodi, et esirida läheb esimesena välja. Aga kui ei ole. Vemme tulevad, ma tahan ette, naeravad ka veel. Nagu kõige südantsoonum asi on näha nagu vanemaid inimesi südamest naermas nagu. Ei, mina olengi memmede koomik nagu, mitte keegi ei armasta mind rohkem kui vanad. Kauri ka. Mina ka. Kauri on ka, jah. No sina oled nagu, vaata sinna vaatavad nagu, et
ja võib-olla veangi koju ära. Minna lihtsalt vaatavad, tore. Naljakas. Tore. Näeb nagu noor paskin välja. Veits viskab küll. Aga ma tahtsin rääkida seda, et me käisime ju Hiiumaal show'l, on ju. Teised vennad läksid kõik Janari bussiga, on ju, praamiga ilusti üle sealt Hiiumaal otse. Ja meil oli mõte, et meie kaks idiooti. Me läksime Saaremaale, et minna Hiiumaale, on ju. Noh, tead seda skeemi. Te tahtsite üle jäätee minna. Me tahtsime üle jäätee minna ja siis jõudsime kohale, siis tuli veel, et jäätee on täna kinni. Ja Pragu oli. Kus te rääkisite seda? Mis asja? Kus te rääkisite? Me rääkisime kuskil, noh. Aga sa vaatasid mu stories ju? Ei vaadanud. Ma lihtsalt olen kursis selle, storisse pani. Ma lihtsalt panin ka, üsna loogiline, et te lähete mööda jääteed, sest et see on võimalik. Siis mehed mõtlevad nagu, loogiliselt. See lugu läheb paremaks. Ja ei, no, ühesõnaga siis oligi, vaatasime, et 4 tunni pärast hakkab show Hiiumaal. Noh, läbi mandri ei jõua kuidagi. Mitte kuidagi ei jõua. Panite salaja või? Kuule, see lugu läheb paremaks. Meil olid mõtted, et hakkame siis minema nagu uuesti sadama suunas, et noh, teeme vähemalt, äkki teiseks pooleks jõuame. Esimene mõte oli see, et praamiga mandrile ja mandrilt mööda seda mitteametlikku jääteed siis sealt Haapsu, kus see sadam on, sealt siis nagu Hiiumaal on. No ühesõnaga, meil oli info, et see mitteametlik jäätee on suht okeida. Täna sõideti sille mõnus korras. Siis meil oli Purjeka kapten ütles, et kuule poisid, mis te jaurate, et sealt on 7 kiltsa üle ju. Noh, jooksete üle. Seal on meeter maad vett all, midagi ei juhtu. Kui on meeter? On küll, on päriselt. Hiiumaa ja Saaremaa vahel. Päris on meeter ja mul on jahiga läbi sõitnud seal. No siis kui vesi kõrge on. Aga vesi on ju maas praegu. Oli. No ei ole ju, sellepärast praegu tuligi, et vesi tõusis ju. Vaata, siis ta hakkas alles tõusma. Lõpet ära. No ühesõnaga. Ja ei, meil oli kõik info olemas. Nii, siis hakkasime tagasi sõitma sinna, noh, sinna poole, on ju. Et lähme siis jookseme üle. Nii, aga siis tuli uus info, et keegi oli Muhult Hiiumaale läinud Teslaga see sama päev. Ja tee on suht sõidetav. Aga siis meil ei olnud mingit info, kust nagu see info, et Teslaga jõudis ka teieni. See, et nagu, et mitte lihtsalt keegi läks autoga. Ei, lihtsalt Teslaga tund aega tagasi mindi. Muhult Hiidu. Kus sul info tuleb? Hiiumaalt tuli, vaata purjetad. Me ei ole kunagi nii palju võõrad inimesi nagu läbi helistanud ühe päevaga. Noh, kellele sa kunagi keskkoolist tere ütlesid ja teadsid, et ta elab nagu Saaremaal helistad. Aga ühesõnaga jah, mul Purjeka kapten on Saaremaa mees, nagu sündinud seal, kasvanud, et siis ta on hästi palju tuttavaid seal kandis. Ja siis tuli info, aga seda punkti, kust kohast saab jää peale Muhult, seda ei olnud. Nii et selle pidime ise välja leiutama. Ja siis me jäime kinni seal kuskil muuli juures. Me hakkasime muuli pealt nagu alla sõid. Ma vaatasin, siit on mindus. Oota, aga miks te siis ikkagi Soelast ei läinud, ma ei saa aru, seal on ju... Mis Soelast? No Soel on see, kus kõige lähem punkt on nagu Hiiumaale. Seal olid need ehmatseb meid seal ära, ütlesid, et kui te nüüd lähete siit üle jää on ju, et siis nagu tehakse trahvi teil. Noh, Hiiumaal on politsei vastas ja väänatakse käed selja taha ja vangi minek. Ja teine siis see pragu on ju. Nad näitasid, see pragu on nagu suur. Noh, et me teadsime, et mandri pool siis äkki pragu on väiksem, kui Tesla läks sealt üle. Et siis me nagu pigem läksime sealt. No ühesõnaga jäime kinni, siis mul tuli sõber Saaremaalt, tõmbas meid välja, noh, siis me jää peale, aga üle saime ülikiiresti nagu. Me panime sotiga seal nagu niimoodi. Meil polnud jälge ka ees, vaata. Lihtsalt panime kiila jää peale sotiga. Jumala äge oli. Jõudsime lõpuks Hiiumaale ja isegi tund aega enne show algust olime kohe. See oli nagu päris jäälise, et me oleme bussiga kinni, vaata, siis tuleb mingi Audi, on ju. Noh, see õige jälle minu koht oli 50 meetri eemal, oleks lihtsalt taunid natuke ringi vaadanud, oleks nagu saanud peale, on ju. Ja siis Audi läheb, tuleb vaata, mis me teeme seal, on ju. Laenavad labidad ja siis me nagu kaevame seal seda bussi välja ja siis Kauri küsib, et täna Kärlasse show'le ka lähte või? Ja siis üks tüüp ütleb, et lähme küll, siis ma panen kõrvalt, et me ka. Buss munnini lumes seis. Ma olen nagu, noh, tuleb kõva show. Aga jah, nad sõitsid meil nagu ees, ütlesid, et tulge meie jälge mööda. Ja siis oli nagu, ma teadsin, üks auto läks ees just, et peab saama. Muidugi see tule meie jälge mööda oli ka see, et selle vahepeal me 7 jälge oma vahel. Ja siis kadusid üldse jäljad ära ja teate legendid nagu see, et te nagu ise tahate ratastooli selle show lõpus on crazy. Noh, et te nagu vaatasite nagu Janarit ja vaatasite, ei müüb. No aga tundub, et inimesed naeravad. Tundub, et nagu rahvas tahab seda ja tead, mis Janar,
hüppasid vette, me sinu järgi, et nagu täiesti, nagu sõgedad olete, no legend. Ei, noh, too hetk oli ka ainult üks eesmärk jõuda fucking show'le, noh. Ei, respekt. Mina nii palju seda, ei, mul oli nagu tore selle padi sellega, ma ei tea, kas ma üle mitteametliku jääde no aga Tesla ju läks. Nagu täpselt, mulle endiselt meeldib see nagu see oleks mingi kvaliteedi määra ja Tesla ju läks, kasutatud Tesla maksab 7 tonni, nagu noh, see on sama palju kui mingi suva venda A6-ga läks nagu, ei, Tesla ju läks. Ei, ma rohkem mõtlesin seda, et Tesla on sama raske kui minu kaubik, et siis no see Audi vend, vaata see Audi kaalub tonni. Aga sellest, kas me õppisime sellest, noh, ei, me tulime tagasi ka mööda mitteametlikku ja peale oleks autopuruks sõitnud ja noh, seal juhtus ka asju. Oh my god, okei. Me tulime sealt, mis läks nagu Hiiumaalt mandril otse, mitte läbi Muhu. Ja siis praami tee kõrvalt läheb. Jah. See on haige. Nägite praami ka? See on nii haige, ma olen seda jääteed ühe korda sõitnud. Sa sõidad jääteel ja praam sõidab kõrval. Nagu sa ei tohiks nagu mis mõttes sa teed nagu praamist mööda sõitu vahepeal. Nagu praami taga piilud nagu saab mööda või ei saa, on täiesti fucked up. Ainult eestlased liising autodega keset merd. Mingi 10 autot tuli vastu. Sealt tuli sitaks. Ongi külg ees tulevad. Kus me nagu veits nagu hüppasime, oligi see, et noh, siin oli koridor, on ju, aga autod oli koridoris parasjagu, kui me tulime. Pidama huvi saime, sest Kauri oli mingi sott sees. Ja siis noh, täiega seal konarlikust üle, siis hoo pealt pani peaaknast välja, ei refid on terved, paneme edasi. Mul on hea meel, et ma ei tulnud. Nagu tema on noor, aga sina täiskasvanud inimene. Sa peaks paremini teadma. Kas olen? Ei, mul on nooring. Kõik ei terveks ju. Kauri on üksikisa ikka. Ei, kuidas see on nagu transport on nagu? Teil on mingi vedru on ka kuidagi väga vittus, vaata, siis see ka nagu... Ei, aga see vedru oleks tööle peale seda. Ta teab autodest päris palju. Mingi vedru on viltu. No jaa, siis ta nagu lonksub seal, vaata. Mingid show'd tagasi sõidame. Me sõitsime mingid show'd tagasi, oli ka see, et ai buss, vaata, kisub, on ju. Ja siis keerisid rooli lihtsalt teisele peale tagasi, vedru läks pessa tagasi, oli hea. Enam ei kiskunud. Ei, see on hea, see on nagu traktor mul. Teem. Kredi 2 idiooti lihtsalt mööda Eestit. Mis siin podcastis veel toimub? Ei, ma lihtsalt tahtsin öelda, et see Padi show'l oli nii äge, et sa Päkkaris olid. See nagu meil pole nii naljakas enne Päkkaris olnud. Ma lihtsalt üksinda jõin seal, see oli kogu, neil oli lihtsalt tore. Ma lihtsalt olin üksinda, jõin mingi õlli seal, lihtsalt käisin ostmas mingi puhvetis õlli ühe haaval, ta ütles, et võta 3, ma ostsin lõpuks mingi 5, noh, et nagu... Ei, sa nagu tulid ja sa olid siis juba rõõmus, tegi bussi akna ahti, ütles, et noh, olete show'ks valmis. Noh, see on tore, nagu juba vibe üleval. Ei fun on ju crazy, no me oleme kuskil mingi suva maakohas, teeme stand-upi, ruum on rahvast täis. Crazy, kõige lahedam on ikkagi selliste show'de puhul see, et paljud ei tea isegi, mis stand-up on, vaata. Et saab tutvustada neile niimoodi. Ma ei tea, see osa minu jaoks ei ole fun. No sellest nagu, ma ei vihka seda, aga mulle meeldib pigem see, et kui ma saan minna ruumi, mis on stand-upi jaoks tulnud. Et see, et inimesed mentaalselt ennast valmis pannud, et see on stand-up, annab mulle nagu selle enesekindlus, et nüüd me saame teha struktureeritud nagu stand-up asju. Või ma mõtlesin rohkem seda, et nagu nad ei ole kindlad täpselt, mis see stand-up on, aga siis pärast tagasi seda ütlevad, et nad on meeldivalt üllatunud ja nad tuleks veel ja nagu... Ei, see on crazy, et Janar seda tagasiside teeb. Ta saatis mulle nagu full Exceli. Ja siin on tagasiside show'st. Nagu ma päris tarvisin, et saatis mulle, et nagu keegi ütles midagi sitast. No minu peas oli see, et keegi kirjutas, et kõik oli tore ja Kaspar oli siit. Siis ma nagu mingi vaatan, nagu, mida ma siit nagu lugema pean või nagu, et noh, see täpselt nagu pärast mingi tööd nagu kuskil tuleb ja siin on sinu alluvate tagasiside sinule kui juhile. Ma sügün, Jesus Christ. Kõik oli tore, kõik oli positiivne. Mait ütles, et elukutselised koomikud saavad nagu ajalehtedest ja ajakirjadest seda tagasisidet, vaata kommentaarid. Delfist. Kommentaari. Minu peas oli see, et see saab ainult sitt olla. Me küsime lihtsalt selle. Muidu Janar ei saadaks mulle, siis mul on see, et okei, nagu ta saatis mulle lingi, ma olin nagu, et okei, noh, nagu see on, mina saan seda vähe, aga noh, see on kõige keerulisem osa, kui keegi nagu midagi ütleb nagu sitasti asjale, millega sa vaeva nende. Ja no oleks see nagu põhjendatud, aga tihtipeale see on lihtsalt mingi suva vend. Puhveti järjekord oli liiga pikk. Ei, mitte need asjad, nagu see on Jesus Christ, kui see oleks mingi asi. Ei, see on kogu aeg probleem. Lõpuks saad mingi päriselt mingi isikliku asja, kus keegi sulle sitast ütleb, siis see jääb meelde ka, noh. Ei, no
ma nagu seda kirjalikku tagasisidet nagu ei karda üldse. Aga Kärdla oma oli valus just kõige hullem on see, kui nagu, vaata, meil on pärast ämbriga ukse peale, kui seal tuleb, keegi ütleb sulle, et kuule, noh, vaata, meil tuli Hiiumaal tuli Johannesele tuli ütlema, et eiga, siukest nalja ei tohiks ikka küll teha. Vaat see on nagu räige. Näost näkku tullakse. Ja ma kõige õbedam asi, mis mul kunagi oli Hiius tegin mingid, mul oli mingi nali selle kohta, et mõttetu nali mingi selle kohta, et iga kord, kui ma väikest koera näen, et ma esimene võtan, seda ma tahaks nagu jalaga lüüa. Et nagu lihtsalt mitte nagu haiget vähe, ma lihtsalt tahaks näha kaugele lendab. Ja nagu üks inimene tuli, ütles mul nagu selle, et nagu see nali. Siis vaatas mulle otse nagu naisterahvas, ütles, et ma tahan, et sa lihtsalt teaksid, sa oled kohutav inimene. Ja kõndis minu. Koerte kohta. See ongi nagu see, et seal magada ei saanud. Ei, see oli naljakas. Ma mõtlesin mingi teisi kohutavad asju seal laval, aga nagu ongi see, et nii kui sa mingi koera kohta midagi ütled, siis on natuke nagu sa kohutav inimene. See on hea nagu, mis maalt me nagu seda, üks hetk sa räägid oma lapsepõlve traumadest, kuidas onu sind keppis, ja teine hetk sa räägid koera peksmisest, ja see koera peksmine on nagu rohkem teemas, vaata. Sest ohver on koer, mitte sina. No probleem on lihtsalt, et need suured open mic'id ongi sellised, et inimesed tulevad sinna, arvad, et see on show. Nad ei saa aru, et ma proovin mõtteid. Aga see oli Maigil või? Jaa, kõik siuksed asjad on alati Maikidel. Need on, aga see ongi tavaine, aga sa ei saa inimest süüdistada selle. Sa tuleb sisse, kui sa tuled Hiiu õllepubisse, tuled sisse, sul on näiteks mingi 100 inimesed, inimesed istuvad lauas, söövad snitsit, siis sul on mingi paar rida inimesi naeris seal, see tavalise inimese jaoks see ongi ju comedy show. Kui sa täna see homolabor on, nagu see nagu see tavainimene tuleb sisse tema jaoks, ta ei saa ju aru, et see on mitte midagi muud kui tavaline comedy show. Sest et me ise produtseerime neid asju nii räigelt üle. Et see on mu, ühesõnaga ma ei viitsi hakata jälle mingid mantrad pidama siin, aga meil on nagu open mic ja show näevad täpselt samasugused välja. Et me open mic'id peaks olema 10 korda sitemad, nagu lihtsalt produtseerimise mõttes. Lihtsalt see JBL kõlal nurgas. Ei, mitte see. Heli ja sound peavad alati, heli ja sound, äge mees. Heli ja valgus peavad head olema alati, see on stand-up peaks oluline, see on tähelepanu, see on fookus, see on oluline pool. Küll aga sul ei ole vaja, kui just ei ole host, kes tahab harjutada, siis sul tegelikult ei ole vaja hosti open mic'il. Open mic nagu, mille jaoks sa nagu hostid seda? Kellele sa hostid seda? Pigipähk lihtsalt, järgmine koomik tuleb järgmise peale, või on kaad mic'iga kutsutakse järgmine peale. Et see üleprodutseerimine natukene on ka see probleem, et tava inimese jaoks see mugavus tulla open mic'ile on nii lihtne, aga siis kui ma olen open mic'il käinud, siis nagu see ühelt poolt nagu muidugi kvaliteettuuril on parem, aga kui sa võtad lihtsalt 10 sammu tagasi ja mõtle nagu selle sisu peale ja sa oled rahul selle open mic'i sisuga, siis sa ei saa väga palju rohkem päris suur. Kui siin show'st rääkida, kuidas te, näiteks praegu Rogeri sul, kuidas teil see peale kutsumise asjad on, kas teil on host või teil lihtsalt ongi see kaad mic'iga peale ja nii või kuidas teil on? Ma ei teagi. Ma tegin Rogeril ainult neid proovikaid siiamaani, et ma nüüd tegin talle nüüd nagu edasi teen, et ma olin Prantsusmaal. Tavaliselt on jah, nagu kaadmäigist on peale kutsumine, ma eeldan, et mina openin ja siis ma teen opening seti, panen ruumi paika, teen mingi kümpa ja siis ma kutsun Punso. Sa kutsud järgmise siis? Jah, Punso teeb oma kümpa, Punso teeb pausi ja siis on Rogo lihtsalt. Et ma ei usu, et see on midagi erinevat. Mina või Punso siis emba kumba kutsub Rogo pärast taustalt nagu kaadmägiga peale ja that's it. Et esimene pool on mingi 20-25 mintses ju? Ma arvan midagi sükst, jah. Okay. Mis see rohkem ikka teha? Okay. Mina ja Punso ajame kõvaks ja Rogo peksab lahti. Nii teha. Päris hea kirjeldus samas nagu. Mul üks asi veel süda, mis sa tahtsin sinu käest küsida. Sa oled nagu... Räägi ära. No Kauri räägi. Kauri räägi. See on mingi aasta aega juba kogu aeg rääkinud. Kohe tuleb üks Kong Show jälle. Ma ootan seda. 4. aprill. Nüüd on official. Pole veel valmis. 4. See ei ole siin. Ma olen 2. aprillil kõrvaoperatsioonil. Nii? Ja ma ei tea, kaua see taastumine aega võtab. No 4. aprill oled tagasi. Sellepärast, et ma ütlen ära, et seekord on päris hea prize, mille nimel... Mis see esimene kord oli? Sott, just. Ma ei mäleta, mingi paar sotti. Aga sa rääkisid selle Kongshu prize ära juba bussis?
no võt, siis ma võin mulle ei rääkinud. Mina ei tea. Ma ei olnud bussis. Ma võin siin announcement'i ära teha, mis see auhind on, seekord näed esiteks. Räägi üldse, mis see Gong Show on. Tavai, võtame sammu tagasi. Gong Show on siis selline formaat, kus koomikud tulevad lavale ja publikul on võimalus nad maha hääletada. Tihtipeale on selline võimalus, et antakse esimesed 30 sekundit või minut antakse nii-öelda garanteerituna, mina seda ei tee, et tavaliselt see kujuneb ise välja, et inimesed kuulavad 30 sekundit või minut. See teeb lihtsalt natuke lihtsamaks, et keegi peab mõtlema, et kas on minut aega täis. Igatahes. Sorry. Nii, inimene, koomik tuleb peale, siis on publikus, mina teen niimoodi, et on 5 inimest, kellel on õigus hääletada. Kui 3 inimest tõstavad oma sedeli ülesse, siis selle koomiku esinemine lõpeb. Koomiku ülesanne on teha 5 minutit. Aga mina utsitan publiku ülesse, et kui koomik on sitt, kui koomik ei ole naljakas, see ei tähenda, et ta ei on sitt koomik, ta tähendab, et see set ei ole hea, siis ta peab maha hääletatud saama. Mul on showsi olnud, ma tegin väga palju Pariisis, mul oli väga palju showsi, kus keegi ei olnud 5 minutini. Siis võitis see, kes sai kõige pikema seti teha. Aga eesmärk on siis inimesed muutuvad nagu nii siis kriitiliseks. Ma ütlen, et kui sul ei ole... See ongi sinu ülesanne muuta nii kriitiliseks, et nagu olgegi vitud nüüd ja nagu noh. Ma ütlen nagu konkreetselt nagu, et kui teie nagu, et kui Janar ei ole naljakas, teie ei anna talle kongi, ma annan ise. Et nagu, aga see on see põhimõte, et nagu, Janar on väga naljakas, aga ta ei, see ei ole see, et ta on 10 out of 10 iga kord. Ja kui ta tuleb, ta on Gong Show võitnud ja ta võitis, eelmise Gong Show võitis Janar ja ta vääris seda võitu. Mitte tegi no dispute seal. Aga ma olen näinud ka sette Janaril, kus ta ei võidaks Gong Showd. Ja ma tahaks, et publik oleks siis selline, et nad hääletaks tema maha. Ma tahaks, et publik oleks selline, kes hääletaks ükskõik millise koomiku maha. Meil on publikud, kes hääletab kuradi Weinbergsi maha. Need on nagu... See peabki nii olema, et selles suhtes, et ta peabki olema karm asi ja ta peab olema see, et ta peakski olema see koht, kus sul tõusvad koomikud panevad selle retsi 5 minti kokku. Sest et teine asi, mis on meie skenes tohutult kehva on 5 minutit. Et hea 5 minti on asi, mis sul välismaa skeenes peab olemas olema. Sa ei saa mitte kuhugi, sa ei saa ühtegi spotti, kui sul ei ole päris 5 minutit. Sest et kuidas see on see, et sa saad klubidesse, sa saad 5 minti, saad 7 minti, siis sa saad 10 minti. Meil on nagu, kui open mic on juba 7 minti. Et välismaa, ma käin maike tegemas Pariisis, mis on 3 minti. Kas see on nagu siis see, et setid peaks olema nagu rohkem, läbi õmmeldud just nagu see, et see ongi, tuleb. See on nagu, ma ütlen selle komedis või selle kongil ütlen ka, et kui 10 sekki pole naer olnud, kui 15 sekki pole naer olnud, siis nagu peaks maha võtma. Et muidugi sul on see, et keegi teeb nagu set-up. Kuidas sa Kauri vastu pidasid nagu 5 minuti? Ma ei tea. Aga kui ta on põnev, vaata, kui inimesed on nagu locked in, et sul on nagu, et sul on see pinevus on üleval, siis see töötab ka, et keegi võib vaikusega ka selle 5 minti ära teha. Aga kas on niimoodi, et sa teed 5 minti pead vastu, keegi hääleta sind välja, tuleb uus round või ei tule? Siis on publiku hääletus, et lõpuks on kõik, kes on 5 minti saanud, siis hääletatakse lemmik. Okay. See on see, kuhu see tavaliselt jõuab. Et me rohkem minutid ei tee. Ja palju sa line-upi võtad? 12. Peaks võtmas. Millal see kirja panemine hakkab? No selles suhtes nagu, kui te kirjutate, te saate kindlasti sisse, et ma panen sinna Synapsi gruppi, üritus toimub siis 4. aprill, toimub ta siis T3-s ja siis publik on siuke 250. Päris vinge. 250. Ja ma võtan nagu päris retsi paneeli, et tuleb sinna nagu kuulsaid inimesi ja koomikuid ja siuke suurem paneel kui kunagi varem. Aga mis see paneel teeb seal üldse? Pärast annab lihtsalt feedbacki ja kommenteerib. Ja vaata see, et kui keegi saab lihtsalt retsi nagu kong, siis nagu see show peab olema lõbus. Siis mul on vähemalt kellegiga riffida. Saad veel. Et ma saan nagu, mina saan nagu paneeliga pärast nagu riffida oma vahel ja nagu selle koomikuga ja võtta nagu selle valu ära, vaata, et jah, et okei, see tuleb peale, ütleme, et nagu Martin, sa saad nagu 30 sekki pealt saad kongi, see ei tähenda, et nüüd edasi võiks fun olla. Et see, et nagu see show peab ikkagi nagu fun olema. Nii, et paneel suhtleb selle koomikuga veel edasi lava peal. Pärast seda, jah.
on nagu nii et see mõnes mõttes see nagu Kill Tony, aga ilma kongita. Nojah, et selles suhtes jah, et no, aga sa saad lihtsalt seda teha, see on kongiga, et sa saad nagu sa saad teha kuni 5 minti, et see, aga noh, ta on selles suhtes nagu väga vana formaat, et ta on selles suhtes ikkagi nagu väga klassikaline komedi. Aga sa oled ikka ise ka osaleja rollis olnud, on ju? Jah, ma olen oma show'l isegi pidanud osalema, et ma ühe korra oli niimoodi, et Pariisis oli show ja siis oli nagu publik oli brutaalne ja siis ma olin, see oli samamoodi üks showdest mul ja siis ma olin nagu hostisin seda ja siis ma ütlesin nagu publikule, et tead nagu nii brutaalsed, et nagu ma tahaks nagu peaaegu ise teha. Ja siis sealt nagu publik oli, et nagu do it. Nagu hästi kriitilised. Ja nagu kõik said kongi ja siis nagu sellel samal hetkel ma mitte midagi planeerinud, mitte midagi, tegin nagu 5 minti ja siis ma tegin ainsana see õhtu, kes tegi 5 minti ära. Aga see on ebaaus, ma nagu meeldisin publikule vaata. Aga nagu mul oli endaga rahul, et ma tõmbasin 5 minti mitte planeerituna välja, et teha tight 5 ära. Aga ma olen ise ka osalenud kongil, mis ei ole minu enda oma, aga ma ei ole väga hästi produtseeritud kongil kunagi osalenud, et ma ise ütleks, et ma produtseerin selles suhtes nagu väga häid konge või noh, selles suhtes nagu häid konge, et need on selles suhtes nagu korralikult tehtud ja peaks olema nagu show kvaliteedi mõttes paremad kui sa on nagu üldse väga nagu YouTube oli jätnud mulje väga kvaliteedile orienteeritud nagu töönarkama on ju. Aga kuidas teil see suhete teemaline show läks? Teedile sinuga? Jah. Oota, ma kõigepealt, ma lõpetan kongi ära. Ei, muidugi, kongiga, ühesõnaga, siis see on 4. aprill, toimub siis üks asi nagu BIS Comedy Festival, seal on veel teisi show'si veel, aga siis see on viimane show sellel asjal, siis see 4. aprill mingi 8 õhtul hakkab T3 ööklubis ja pärast seda on ka siis after party, et meil on ööklubi siis terveks õhtuks kinni pandud, et on komedi, see asi, paneme toolid kokku ja siis pärast seda on party, on ju. Et ilmselt kõik, kes osalevad, saavad sinna pärast teada, drinksid, särgid, värgid, on ju. Ja võitja saab siis võitjat, auhinna paneb välja siis HHTV ja auhinnaks on siis comedy speciali filmimine. Et siis full produtseeritud päris profikaamerad ja siis see special pannakse siis HHTV kanalile üles. Ei olegi. Me räägime ikkagi nagu päris kaamerad. Meil on ikkagi HHTV filmitakse ikkagi 6K kuradi red camidega, et kas need on siis need, kes käivadki specialid filmimas nagu Eestis? Need on siis, minul on siis nüüd teine crew, kellega mina teen, et specialid siis filmib üks teine crew, kes mega andekad tüübid, ma tegin selle sama crew'ga tegin esimest hooaega koomikuid ja küsimusi, aga siis ma sealt nagu nüüd, kui ma hakkasin uuesti seda tegema, siis ma leidsin teised partnerid läbi VinTV, Laur ja Heimar, siis kellega koos ma lõin ka siis selle HHTV, et nüüd meil on nagu täiesti eraldi ettevõtte selle jaoks ja siis sellega seoses me produtseerime neid asju kaasa arvatud Teidil sinuga ja koomikud ja küsimused ja siis nüüd mõtlesimegi, et siis me filmime selle Kong Show ülesse, Kong Show läheb ülesse, Kong Show esimene Kong Show läheb ülesse, ma ei mäleta, kas sa olid seal ka või? Esimesel ei olnud, esimene läheb siis üles, mille võitis Eeri. Et see läheb nüüd üles, et läheb veitse nagu täispikkuses siis kõik väljakongimised, kõik läheb üles, jah. Et see on nagu see caveat, et sellega nagu peab arvestama, aga ma arvan, see price on seda väärt, et kui me ütleme, mis maksab ikkagi spetsiali filmimine, siis sellisel tasemel see on ikkagi mingi 2,5-3 tonni, et see on nagu päris rets auhind. Janari kõrval nagu on üsna raske tulla sinna võistlema. Ei ole. Seda on nagu... Ei ole. Vaata, mis sa pead nüüd arvestama sellega, et see publik on Janarit näinud juba. Aga kus sa tead see sama publik? Ei, suures pildis Janar, meil on komedis nagu fine item out of, ühesõnaga meil on piiratud kogus inimesi, kes käib stand-upi vaatamas. Ja Janar peab tegema väga hea seti, et võita. Et seal, ja me ei tee seda lihtsaks ja ma teen kindlaks, et kui Janar otsustab osaleda, tavaliselt ma defending champ ei lase back to back osaleda, aga kuna see on see auhind, ma tean, et see on selles suhtes lahe auhind, see spetsial ei pea olema tunniajane, spetsial võib olla ka pooletunnine, mis on tegelikult nagu formaat, mida peaks Eestis rohkem tegema, et enamus teil ei ole tegelikult tund aega.
Kuidas show'na välja näeks üldse, et sa teed pool tundi, siis võtad siis rohkem sõpru nagu kaasa ja teed... Show ei pea olema 2 tundi esiteks. Lihtsalt teedki lähemalt? Enamus maailmas on comedy show tund aega. Okay. Ja selles suhtes nagu täiesti tavaline ongi see, et sa teed 15 on open air ja sa teed 45. Ja speciali mõttes sa võtad 1 open airi ja teed, või võtad 2 open airi ja teed pool tundi, et see on see Eesti nutshell jälle, vaata see, et kui sa teed nagu spetsialit ja sa teed tunni ja see on 45, siis ma tunnen, et mind on röövitud. Ei ole, aga Maria spetsial on ka pool tundi. Ja mis on väga, väga äge, minust see on just õige. Ma isegi nagu, kes iganes võidab, ma isegi suruks neid rohkem pool tundi tegema kui tundi. Et tunnine formaat on hästi suur hüpe minu arvates, et see poole tunnine spetsial on, sul on päriselt midagi anda seal, sul on filmida seda võimalik, see tuleb vaadata, see on nagu taidim, et see mingi tundi kokku saada, kes viitsib tund aega midagi vaadata? Pluss, ja kes viitsib vaadata nagu ka, et ma ju need show'si teeme, tegelikult juba 15 minti on alustav koomikuks ja kus sa hakkad teda publikut kaotama juba. Just. Et kui sul seda tase järgi ei tule, siis 15 minutit sa kaotad nad tegelikult ära. No 3 minutiga kaotad ära tegelikult, aga nagu... Aga see... Või sa oled Mikk Mägi? Piibutame ära. Oh shit, see on salty. 1.20 Kauri jäta meelde. Aga... Jälle mulle tööd juurde, thanks. No. Aga selles suhtes nagu... Sorry Mikk Mägi, aga nagu... Aga jah, et see on nagu crazy, see on uskumatu, kui palju kordi nagu Mikk Mägi saab shoutouti. Ma tahtsin. Mikk Mägi. Ja nagu... Nii, seda ma ei katti rohkem, ma ei viitsi. See oleks paljuks ma lihtsalt tahtsin öelda, et kui ma kuulsin seda auhinda, et siis ma mõtlesin lihtsalt, et ma pigem osalen, aga ma ei loodaks väga võidu peale. Ega see on teine asi, nagu... ma tahan, et kõik, kes tulevad, nagu päriselt läheksid selle võidu peale. Okay. Et ma tahan, et see oleks selles suhtes nagu show, kus ikkagi kõik sellepärast mul oligi nagu pikalt oli ka nagu vestlus nagu nende, minu jaoks siis ikkagi Heimar ja Laur on nagu äripartnerid. Selles suhtes, et see kulu, mis me paneme sõna otseses mõttes on paljuski nagu, mida ma müün praegu neid teisi saateid sponsoritele maha. Kui ma suudan sealt mingi profiti nagu panna, siis see firma arvele ja suud palju nagu panengi selle nüüd, et ma saaks tagasi investeerida nagu skenesse. Et tegelikult see on nagu suur kulu ja ma tahangi, et ma loodan, et see siis ka sütitab sellise motivatsiooni laengu koomikute, sest võib-olla varem nagu Comedy Estonia natukene võib-olla ise pakkus seda, et sul oli siuke nagu struktuur, et kui ma teen selle ära, ma saan tuuri, ma saan selle, siis ma saan spetsiali, siis ma saan selle YouTube'i, siis mul on nagu kanal ja ma tahan nagu, miks ma ütlengi seda nagu HHTV kanalile on ka see, et me ehitame seda kanalit üles, me saame järjest rohkem vaatamisi üles, me ehitame selles suhtes nagu stabiilselt nagu contenti, et ma arvan, et see on ikkagi annaks ka julges täna öelda, et ükskõik, mis me siin üles paneme, et nagu 10K miinimum, et pigem ma arvan, et selle aja peale, kui see läks nagu üles, ma tahaks jõuda sinna, et kus see oleks 20K võib-olla garanteeritud vaatamist, mis on tegelikult ikkagi Eestis väga-väga-väga arvestatav vaatamine. Eriti tänase YouTube'i algoritmiga, nii tänane YouTube'i algoritm on hoopis teistsugune, kui ta oli siis, kui Comedy Estonia hiilge aeg oli YouTube'is, need vaatamisi loetakse teistmoodi. Ja selles suhtes sellega sa ikkagi suudad nagu jääda väga paljudel inimestel silma ja see on, ma tahaks öelda, et see on nagu päriselt nagu äge hauin. Ja koomikutele kohane ju tegelikult. Aga mul oli küsimus, et nagu, et kui mul on näiteks, kui mul ei ole materjali nagu 30 minuti jagu, et spetsial teha, et siis kas mul on üldse mõtet sign up'ida või? Ei, muidugi on. Esiteks nagu, sa ei pea seda tegema, see on auhind, et sa võid seda lahendada teistmoodi. Sa võid seda mõelda, me võime arutada mingeid teisi formaate, võib-olla sa tahad mingit telesaadet teha, et nagu me suudame mingid spin-off'e sealt nagu välja mõelda, kuidas see on, et põhimõtteliselt meil on niisugune nagu filmimise eelarve ja siis sellega, et mu esmane eelistus oleks teha spetsial, aga ma tahaks, et see oleks siis nagu mingi komedi, kui sa ütled, et siis ma tahaks teha mingi oma, ma ei tea, make-up tutorial videoid, siis ma nagu see, et natuke nagu rahva mul näha, et kuidas see nagu komedi arenguga läheb. Aga kui sul on mingi oma mingid, ma tahan teha mingit sellist saadet või ma tahan mingit siukest spetsialit või ma tahan mingit siukest compilationit teha või mis iganes poolt, muidugi, et see on ka nagu aus pool, et ma ei taha suruda kedagi formaati. Siis ma pingutan. Väga hea, et et sa saad mõelda sellest, kui sul on nagu võimalik teha päris professionaalse kruuga, kus sul on, sa tuled nagu
tulge vaatama, kuidas me salvestame neid saateid, noh, et tulge vaatama, kas Teidile sinuga salvestusi või koomikute küsimused salvestusi, et see on mega lahe, tegelikult on näha seda producing poolt, et ma saan seda ka nagu tutvustada ja näidata, et kuidas see käib, et see on asi, mida ma pidin täiesti nullist õppima. Ja ma hea meelega. Aga see koomikute küsimus on nagu sinu välja mõeldud formaatsi täiesti. Jaa, et noh, et sellest siis nagu ma ei saa öelda, et ma üksinda selle 100% välja mõtlesin, et noh, esiteks noh, paneel show on ja noh, see ei ole midagi nagu nüüd nii originaalselt, et me teame nagu panel show'd. Inglismaal ikkagi nagu selles suhtes väga tavaline formaat, mida on seal mitu erinevat viisi tehtud. Sellises võtmes nagu ta on, oli ta siis minu võib-olla utsitatud. Ei, see on nagu äge, selles suhtes nagu ta ongi nagu teistmoodi, et teda nagu vanematel inimestel ka midagi, noh. Ei, nagu Kauril hea midagi vaadata, kui ta traktoriga sõidab. Ei, kus see, mul on kõik ära kuulanud, kõik sinu saated. Ma ei vaata neid, ma lihtsalt kuulen, vaata. Need on Spotify's podcast'ini üleval, need kuulab. Et, aga jah, ühesõnaga, et see on nagu täiesti eraldi pool, et kui sellele vastu on kellegi luvi teil või ükskõik keegi teine, kes kuulab seda ja mõtleb, et kuidas seda teha, et ma ütlen kogu aeg, et tulge lihtsalt nagu salvestusele kohale, et noh, need päevad on nagu crazy'd, tulge varem, no sa näidata, kuidas nad käivad, kuidas kaamerate setup'id käivad, et noh, päeva lõpuks ongi, et ma mõtlen nagu Teidile sinuga meil oli noh, ma arvan mingi 6-7 kaamerat filmib seda, 2 aktiivset OP-d on, kes nagu filmivad reaktsioone, publikuid asju, sul on helivend, sul on lihtsalt tüübid nagu seal, kes korraldavad asju, tüübid klappidega, noh, sa näed taustal, kuidas ma terve aeg käin ringi kogu aeg on asju, ma enamus saadet näen esimest korda, kui see nagu valmis saab, et midagi mäletan. Mul on esimene hooaeg koomikuid ja küsimusi, ma nägin esimest korda seda saadet siis, kui ma panin YouTube üles, ma ei suutnud vaadata neid. Mul oli selline, ma ei mäleta neid saateid, ma ei mäleta neid salvestusi, ma ei mäleta siiamaani neid salvestusi. Et see oli selline surve mäluauk, et sul on, noh, ma ei olnud mitte ühegi telesaate salvestusel elu sees käinudki, ma olen näinud nagu seriaalide salvestustel käinud, nagu telesaate salvestusel suutis kunagi, et ma ei teadnud, milline see välja näeb. See kõik nägi väga reaalne järsku välja, sa oled mingi backeris, sul on mingi tuntud inimesed, sul on mingi grimeerijad, siis sul on mingi ETV inimesed, kes sul on terve aeg nagu, et ei tehke oma asju, ja siis on nagu, just natuke niimoodi ka. Ja siis sul on see, siis sul on mingid muud surved, sul on live publik, sul on mingid muud asjad, terve aeg mõtled ja siis lõpuks nagu sinna laua taha maha, siis sa pead hakkama kohe seda saadet tegema ja sul on nagu reaalselt nagu see, et oh my god, ma olen terve päev otsa ringi jooksnud, ma olen tegelikult nii väsinud ja sa teed selle ära ja siis mitte midagi ei mäleta ja siis mul oli kuidagi no ühesõnaga, seal on nagu palju emotsioone on seotud mul selle esimese hooaega ja siis esimest korda, kui ma päriselt neid episoode vaatasin, oli siis, kui ma neid YouTube'i panin. Mingi 2 aastat hiljem. Ja siis mul oli endal oli see, et ma olin nii võõrandunud sellest, et ma ei näinud ennast seal, ma ei näinud nagu meie crew'd seal ja siis ma sain vaadata seda lihtsalt kui saatena ja see oli selles suhtes nagu päris nagu naljakas kogemus. Aga palju te neid hooaega tahate veel teha? Ma ei tea, praegu nagu lõppu ei tahaks nagu otseselt teha, et Testab küsida, et kas ükskord teda ka kutsutakse sinna? Ei, nagu selles suhtes ei, selles suhtes, ei. Mul on selles suhtes nagu, ma mõneti nagu tunnen ennast natukene halvasti, et ma peaks rohkem koomikuid kutsuma sinna. Aga teise poole mul on nagu see, et nagu ma tahan ehitada üles laialdasemad publikut. Siis mul on kogu aeg see, et kui ma teen sama asju, mida kõik teevad, siis me jäämegi sama publiku otsa. Et kui ma teen sama asju, mida teevad jänkud, noh, mis on nagu mega äge, mida nad teevad, sama asja, mida teevad tusserid või sama asja, mida nad teevad, siis me oleme kogu aeg nagu sama publiku juures. Minu eesmärk on nagu, et kuidas ma laiendan seda publikut. Ma pean tooma inimesi, kes tavaliselt ei puutu sinna kokku. Ja siis ongi, noh, siis on mingid asjad, millega sa teed mingid valikud ja siis ma vahepeal tunnen nagu päriselt nagu no nüüd hakkas nagu väike nõustumise sessioon. Aga see nagu paretamata tunned nagu veits nagu petisena mõneti, et noh, mul on see, et mul alguses idee oli ka see, et ma teen sükst asja, et see on nagu Eesti koomikuid nagu kogu aeg plaagida ja teha nagu koomikud esile tõsta, noh, mega lahe on ja siis nüüd ongi, et nüüd tuleb uus hooaeg ja siis uus, noh, ma võtsin sinisele tiimile, kuna Miikal ei saa praegu teha, on ju,
sest et tal on mingi pedesponsor tal on lihtsalt konkureeriv sponsor, me ei saa teha, vaata, ta müüs oma hinge maha ja ta konkreetselt müüs oma kaubamärgi sponsorile maha, idioot. Ja nagu siis ta ei või teha konkureerivaid saateid, siis ma pean taas kord ühe hooaja tegema ilma temata. Ja siis nüüd ma võtsin nagu uue kapteni selleks hooajaks, terveks hooajaks, kes ei ole koomik. Ja siis mul terve aeg oli nagu, et no ega samas, jah, see publiku laien täitsa loogiline. Ei no meil on ka ju sama mõte, et me ei taha ainult siia kutsuda külalisi, kes on ainult koomikud. Ei, sa said aru, mis Kaspar enne ütles, et me oleme lihtsalt petised. Me teeme sama asja, mis on juba tehtud, vaata. Ei, aga see on nagu selles suhtes nagu... Vaata, ma ei tunne halvasti. Me oleme nüüd aasta aega stand-up nagu kuskilt peab alustama. Ma olen 8 kuud. Aga noh, ma ei saa öelda, et ma ei oleks petis. Ma olen samamoodi petis. Ma tegin saate, kus ma võtsin Miikeli ja Sandri mitmel põhjusel, et ma ei saa sellest saada. Et noh, ühel poolt nagu mulle meeletult meeldib nende huumor, mulle meeletult meeldib nende huumoritaju, mõlemad on koomikud, kes saavad aru, et nali on suurem kui nemad, mis tähendab, et see on ülioluline dünaamika sellises saates, sa pead aru saama, et sul peab olema inimene, kapten, kes suudab luua olukorra, kus teine inimene võib olla naljakas. Ja see on väga haruldane, koomikute puhul see on mega haruldane, sest et enamus koomikut on, mina pean olema naljakas, mitte saade peab olema naljakas. Nemad mõlemad tähistavad seda, kui neil on külaline kõrval, kes on naljakas. Ja see on see põhjus, miks nagu nemad jäävad alati mu number 1 valikuteks, et sest et keegi teine ei tee seda samal tasemel ja Karl on samasugune. Ja põhjus, miks ma nagu Karliga seda teen, on see, et lihtsalt mulle hullult meeldib see, kuidas ta oskab neid küsimusi sõnastada, kuidas ta neid küsib. Tal on väga hea tämber. Ta ise teebki küsimusi. Tema teeb ise ja see ongi see pool, et noh, kuidas ma siis viisakalt ütlen, mul on paar korda küsitud, et kas nagu ei tahaks üksi teha seda saadet või seda poolt. Minu jaoks on see, et see saade... Te sobite nii kassi kukku. Et see ongi, et see saade ongi nagu, see saade, me üles ehitasime selle visiooni ongi selle peal, et see on mina, Karl, Miikael ja Sander. Nii kui Miikael ei saa, me asendame seda muuga ja mul on väga-väga lahe saate nagu külaliskapten tulemas. Ma olen väga elevil, sest et ma võin öelda, et see on naiste rahvas ja ma väga ootasin seda, et ma saaks seda selliselt teha. Aga see ongi lihtsalt see pool, et ma lihtsalt päeva lõpuks ma ikkagi ootan, et tahaks uuesti nagu Miikael ja Sandriga teha, et siis dünaamika nagu toimib. Aga see ongi selle saate eripära ja siis... ma ei teagi, mis ma öelda tahtsin, aga ühesõnaga, tulge vaatama, tehke veel, mõelge edasi, mõelge, mis on nagu järgmised sammud, neid saateid ja formaate on nii palju, mida teha, et see on just gift, et kui me mõtleme, kui see on asi, mis nagu päriselt huvi pakub, et siis see on kindlasti saab teha seda ja teine asi, mis selleks väga palju arendab, see on ikkagi hostimine, et comedy show'de hostimine, et see loob selle mugavuse, et mulle endale meeldib teha vaata saateid, kõiki saateid nagu live publiku ees, sest et see on see kus ma tean, et me oleme paremad kui ükskõik, kes Eesti saatejuhtidest. Kui sa oled hea comedy show host, siis live publiku ees sa sõidad kõigist üle. Mitte keegi, ETV omad ei suutnud uskuda, kuidas me neid saateid tegime. Kui keegi, ma ei tea, kui palju, ma ei tea nagu kõvatada, aga ma lihtsalt nagu see, et kui palju on näiteks see Teidile sinuga, see saate algus, see kõik on üks take. Mitte ühtegi kordust ei ole seal saates. See intro, kõik asjad nagu põmm, sest me teeme seda comedy show'li kogu aeg. Me alustame show siis ärki-värki, aga lugeda intro sisse selgelt, jälgitavalt, tempokalt ja publiku emotsiooni nagu üles tuues on oskus, mida sa saad õppida ainult comedys. Mitte kuskil majal. Ja kui sa vaatad nüüd, kuidas telesaated on, kuidas on nagu tehtud, sa näed, et see on mingi 7 take, sa näed, et see on ülikatkendik. Kui sa oled korra ise telesaadet teinud, sa hakkad kõiki telesaateid vaatama niimoodi, et siin on lõikekoht, siin on lõikekoht, siin on lõikekoht. Kuradi hommikanuga on nagu mingi... See on nagu mingi beatboxi saade, kui sa hakkad seda vaatama korra selle pilguga, et kuidas see lõigatud on. Ja tavainimene ei saagi sellest aru, see ongi fine, see ongi see telemagic. Aga kui sa hakkad seda tegema ja tahad nagu saatejuhtimist teha, siis nagu mõelda selle peale, mida komedia lauale toob, on uskumatu tugevus. See on uskumatu ja see on nii retsi eelis. Kõik ei taha seda teha, aga kui sa tahad seda teha, siis nagu selle rakendamine on mega. Selle hostimisega on nagu, sellel EU-tuuril, kus me oleme, seal on nagu 2 hosti. Killers of Kill Tony. Et kas hostin mina või hostib Kauri, aga alustav komik on natuke on süke
tunne, et kui ma lähen hostina lavale, ma ei tee endale nagu koomikuna mingit nime, sest publiku jaoks ma ei ole koomik. Ma olen lihtsalt mees, kes seda õhtut läbi veab ja... Ari tegi kõiki hostimisi, mis ta sai. Ja mul on vaata see, ma korra hakkasin sinna jõudma ja ma ei jõudnud sinna set-upi juures, vaata ma ütlesin, et mul on kahju, et ei näinud, kuidas nad set-upi tegid. Ja mul on teine asi, millest mul on kahju, et te ei ole näinud, kuidas hostib Sander ja kuidas hostib Ari. Vaata, nagu Sandrit olete näinud vahepeal, kui ta teeb enne roasti tegi paar hostimist ja et kus ta nagu viis ennast sinna. Aga nagu kui... hostimist tegime ka. No see on mega, et noh, oli küll, jah. Mul tihti peale, et sa oled nagu ülihea host, aga siis nagu, kui te näete, kuidas Sander hostib, kui ta viitsib ja kui ta tahab ja ta selles suhtes nagu respekt, ta teeb seda väga harva, et nüüd kui ta teeb seda päriselt siis, kui ta tahab ja see on hea ja teine asi nagu Ari hostimised ka, et see noh, nagu see ei ole teistmoodi, kui ta setid. Tema näpujälg oli hostimisel täpselt samasugune ja tema hostimised olid higised ja naised olid märjad, et nagu see ei olnud kuidagi teistmoodi, et see mõelda, et ma jään nagu hostiks, see on, kui sa ise paned ennast sinna situatsiooni, et kui sa nüüd võtadki seda, et see on nagu hostimine, see ei ole nüüd seti tegemine, it's fine, aga nüüd mõtle, mis sa tahad nagu hostina olla, mis sa oled, mis üldse see komedi pool on, et minu jaoks on nagu mina enda jaoks nagu mõtestan seda just seda vahetuspoolt, et mulle meeldib vahetu olla, mulle meeldib olla publikuga, mulle meeldib see, et ma suudan iga kell minna publikuga rääkima ja ma ei karda seda, et ma teen seda stand-up peal samamoodi, et ma teen seti ajal seda, et täna samamoodi tegin mingi uusi premisseid, ei tööta, mul on mingi paar eesreas, nagu ma tean täpselt, kuidas ma saan sealt nagu selle kiire nagu nalja kätte, et ma ei pea tegema mingit throwaway, mingit bitti, vaid ma teen nagu kiirelt, aga ma kogu aeg treenin seda, see on väike lihas samamoodi, et ma nagu treenin seda ja kui mul on hostimisel seda vaja, siis ma teen seda enesekindlalt ja ma tean seda, aga et siis tekib see enesekindlus, et kui ma ei saa siit mingit nalja kätte, ma ei forseeri nalja. Siis sa saad minna järgmisse kohta ja siis sa nagu, ja siis see tekitab selle enesekindluse ja me jõuame tagasi sinna, et okei, mul ei ole materjali, aga mul on enesekindlus. Ja siis see heitabki, sa heitad sükust nagu ringi üles. Hostina on nagu see ka hea, et kui sa oled normaalne host, alguses sa saad selle publiku kätte, siis vahepeal sa saad nagu öelda põhimõtteliselt, mis iganes, publik on sinu poolt, just kui näevad ju sind kõige rohkem ja siis sa saadki seal vahele ka igasugust nagu möla ajada, mis iganes, võib-olla nalju, mis tavasettingus minu tavasetjagi oleks nii naljakad. Ma arvan, et taaskord see on nagu süke asi, et need on tavaselt nagu, sul on lihtsalt see enesekindlus, siis mida sul võib-olla siis tavasetja ajal ei ole. See paanikahoog on nagu ära kadunud nii-öelda. Täpselt, et see, et mõelda, et ta töötab hosti seti ajal paremini kui seti ajal, ma sellega nagu küll ei nõustu, et pigem on nagu see, et sa lihtsalt oled laval nii mugav, et ja sa ei pane endale mingit survet peale. Et sa oled lihtsalt vaba, sa tunnen ennast mõnusalt ja see töötaks täpselt samamoodi. See on nagu konsultatsioon juba. Minu jaoks täna on hostimine vingevabam kui seti tegemine. Seda nagu sa alguses ütlesid, et hostimine, mõtlen see, et inimesed tunneks mugavad, otseselt sa ei pea olema naljakas. Aga kuidas seti tegemine teistmoodi? Sa võiks olla naljakas. Hostina sa võiks ka naljakas olla. Aga selles suhtes, et päeva lõpuks on see, et kui sa oled see kui sa tead, et sul on tagataskus mingid naljad, mis töötavad, siis see peaks andma sulle selle enesekindluse, et don't worry. Ma tean, mis ma teen. Aga kindlasti ei tohiks oma uut setti proovida hostina. Uusi nalju nagu. No see kõik oleneb. Open mic'il on puhku, ma arvan. Open mic selle jaoks ongi ju. Ma ütlen nagu, et openida open mic'il puhta uuega, kui sa ei ole nagu enesekindel, on veits karuteene kõigile teistele. Et ma sellega ka ei ole päris nõus, et nagu open mic'il hostil on õigus show ära rikkuda, et päeva lõpuks hosti eesmärk on luua võrdne olukord igale koomikule. Esimesele, 3., 7., 10. Et luua ruum, mis on valmis kuulama komedit. Vahepeal on see ruum ready to go kohe ja teine asi sellepärast on ka mõtet öelda hostina, et ma teen 7 minti. Ma teen nii kaua kui vaja. Ma teen võib-olla 3, võib-olla 13. Et jah, ilmselgelt ma ei tee tund, ma saan aru sellest, aga nagu öelda, et ma teen nüüd nagu 7 minti, mul on nagu pre-planned, pam, mõttetu. Et see ma ütleks küll, et nagu hostina kaota see ära. Et ütle, et ja teine asi, kui teed crowdi, mitte kunagi
ära kutsu koomikut pärast crowd'i peale. Hostina, nagu eriti kui sa oled hea crowd'is, crowd on ebaaus, see on häkk. Päeva lõpuks see tuleb meelde, et crowd on häkk. Ja mina teen seda häkki, ma teen seda, mulle meeldib seda teha, ma naudin selle tegemist, aga kui ma olen show, ütleme, et meil on praegu 4 show, ma olen Essana, ma räägin, pipi-pupu-paa, mis sa teed, prügi auto juhti, no viid prügi välja, kõigil on lõbus, ha-ha-ha, ja nüüd kuradi Kauri Sosi, noh, äge, nüüd on esimene tüüp, kes stand-upi teeb ju. Good luck. Kõigil on nagu see, miks see rahvaga ei räägi. Üli lõbus on ju, räägi rahvaga, mis hästi ta prügi auto juht. See ongi nagu see, et nope, et hostina, tee see ära, võtta, kui sa tahad seda, nagu naudi, have fun, arvuta seda, tee seda, aga tee nüüd 2 minti materjali. Tee, tutvusta formaati, vii formaat sisse, see on pip-pip-pah, see on stand-up, loo see formaat, nüüd me oleme siin, nüüd tuleb koomik peale ja koomik saab siis teha nagu seda formaati edasi. Sa tood nad nii-öelda taevast maha peale siis? See ei ole taevast maha, see on see, et sa lood selle, et see on see, mida me teeme. Et nad teavad, mida oodata. Täpselt, et nüüd on nagu see, et nüüd, kui see koomik valib ise, et ta läheb teeb mingid pommi. See crowd on nagu küpsis neile lihtsalt, mitte nagu see isegi mitte seda, aga nagu see, et keegi ei peaks tegema stand-upi, esimene koomik ei peaks tutvustama stand-upi neile. See on see pool, et stand-up on nagu see comedy show, kui selline ongi varietee, sul on hästi palju erinevaid versioone sellest, et see, et kui sina hostina teed crowdi, setti ja kutud esimese koomiku peale, see ei tähenda, et see koomik hakkab ju kuradi setti tegema. No see koomik võib vaikust teha, see koomik võib ise crowdi teha, see koomik võib ükskõik mida teha, aga sellel koomikul on selline nii-öelda vaba valik teha, mida tema tahab. Tema nüüd loovartistina võib teha ükskõik mida tema tahab, aga sina oled loonud selle, et tal on see võimalus. Kui sa teed, ja sa võid teha lihtsalt stand-upiga, sa ei pea tutvustama kõiki valikuid, mis on, päeva lõpuks on stand-up open mic on ju, siis stand-up peab olema see, mis on see tuumik selle asja juures. Ja kõik muu on selles suhtes nagu täiend. Aga ma tahtsin küsida, vaat sa räägid praegu ideaalsest olukorrast, ja ma saan aru, sina oled kõige parem host Eestis on ja sul ei ole kindlasti kunagi sellist olukorda olnud või on näiteks, et sa oled host on ju, tutvustad show'd, hakkad oma naljadega pihta ja tunned, nii, esimene nali ei õnnestunud täiesti haudvaikus, pingeruumis. Nii, mõtled, okei, mul on varukas veel 2 minu kõige paremat nalja, teed need ka ära. Ei, stopp. Pommid esimese nalja. Nii. Ruum, täis vaikus. Pinges. Sa adresseerid seda. Okay. Sa ei lähe enam edasigi. Sul ei ole mõtet nagu minna nagu siit mäng. ja siis teine nali. Kas teil on ka, kui te Selveris kalamarja ostad? Nagu mida? See on lootusetu. Kui sa paned pommis sinna, et see nüüd setina tagasi tuua, sa pead väga enesekindel olema selles, aga kui sa oled just flatline'id oma esimese nalja hostina, see tähendab, et su eelnev pool, su setup'id olid ka nagu juba kehvad, sellepärast, et tõenäoliselt nagu su kogu see asi sinna maani on olnud kehva. Et ja see on fine, seda juhtub. Ja et sa võid öelda siis, et ei tulnud vist kõige paremini välja. No, mis iganes, nagu adresseeri seda situatsiooni. Mis iganes, et see eile nagu toim, mis iganes, nagu ole aus. Mu ema naeris selle nalja üle. Täpselt, stand-up on nagu haavatavutus ka, sa pead olema nagu haavatav nagu laua peal, sest kogu vahe etenduse ja stand-upi vahel on see, et meil ei ole 4. seina. Me oleme publikuga samas ruumis, me oleme koos, me oleme kõik siin koos ja me kõik ju kuulsime, keegi peeretas praegu, keegi, ja see olen mina. Ja nüüd ongi nagu, sa olid just laval, sa peeretasid kõige ees ja sa proovid käituda, nagu seda ei juhtu. Me oleme kõik olnud selles situatsioonis, kus keegi proovib seda teha. See on veel imelikum, nüüd, et me saaksime mööda minna sellest, et nagu just peeretasid ju. Et nagu adresseeri seda, täpselt naerame korra, issand, kuidas haiseb, et nagu, ja nüüd meil on kõigil nagu, okei, Jesus Christ on vähemalt nagu inimene, et ta saab nagu aru, et see oli nagu, see oli sitt, on ju. Nüüd paned teise, nüüd on see, et nüüd kui sa paned teise ja see on hea, on sitaks hea. Ja kui teine on halb, on ikka naljakas. Siis nagu, holy shit, teine oli ka pask. See haiseb veel rohkem. Täpselt, ma panin uuesti peeru. Nagu,
nüüd sa lood situatsiooni, kus sa ei saa. sa päriselt sa ei saa missida. Nüüd sul on nagu see, et sa igal juhul võidad. Vahet ei ole. Sorry. Aga ei päriselt veel või? Seda ta ütles. God damn, maameestega nalja ei ole. Okei, ma sain pointist aru. Sa kuulasid ka terve aeg lihtsalt peeretsid. Mul oli nagu päriselt, mul oli nagu holy shit, mul oli analoogia, mul oli kõik asjad olemas. Issand jumal. Nüüd ongi sita maitse suus. Setup, punch, kõik oli ja sa lihtsalt sittusid. Täpselt nagu, Jesus Christ. Hea küsimus, loll kuulaja. Ma kuulasin terve, ma olin nii süvenenud nagu ma sain lõpuks aru, kuidas see olukorda lahendada. Sa kuulasid seda, ma tein piltliku näite ja sa olid, aha, peeretame. Kuula seda toripurri, noh. Ta kuulas nii tähelepanelikult, et lihased lasid lõdvaks lihtsalt, noh. Aanus andis järgi. Kas me teeme lõpu või ma võin pissile minna? Teeme lõpu, jah, ma arvan. Kell on mingi öö, jah. Ei, mul ei ole kiiret sellest. Mul ka ei ole kiiret. Teeme pissipausi siis. Pissikas, ma tahaks edasi. Pissipaus. Oleme kohe tagasi.